Tere tulemast kuulama saadet Täitsa Pekkis. Mina olen Katrin Hindrikus-Karu. Ja mina olen Mihkel Vetemaa. Meie Täitsa Pekkis saates me räägime põnevate, ägedate, inspireerivate inimestega nende eludest ja mis on nende elus pekki läinud ja kuidas nad nendest väljakutsetest on võitjana välja tulnud. Ja tänases saates on meil külas väga äge Kristel Leif. Kristel. Kristel või? Kas sa mõtlesid just... Kristel. Kas sa mõtlesid tal just strippari nime välja või? Kristel, nagu kristall, Solaroid. Issand, okei, teeme nii, et nii. Let me do this. Okay. Let me handle it. Jaa, mitte sul tulegi sõnad paremini suust välja või päriselt või? No, okei, fair point. Jaa, aga palun. Nii. Kristel Leif siis täna on sellise väga ägeda ettevõtmise tegevjuht, nagu on Solaride. See on tudengiorganisatsioon, ettevõte. Ta ise saate alguses, me palume tal endal kirjeldada, mida see siis täpselt tähendab. Ja see on suur ettevõtmine, kus on ligi 70 ja varsti 100 vabatahtlikku, kes siis ehitavad päikeseautot, mis läheb võistlema maailma... Eesti esimest päikeseautot, aitäh, väga oluline aspekt, mis läheb võistlema maailmal erinevatele võistlustele. Suur eesmärk on siis jõuda Austraalias ühele väga suurele võistlusele, kus üle maailma kõige kuulsamad ülikoolid siis võistlevad oma päikeseautodega erinevates kategooriates. Ja, aga selle laiem eesmärk on anda teadus- ja haridustegevusele praktiline väljund ja luua Eestis taastuvenergia sektoris innovatsiooni. Drop the mic. Ja Kristel ise sattus siis sinna alguses nõustama neid turunduse ja avalike suhetega ning siis mõnes mõttes oma sõnadega ma ütleksin armus sellesse visiooni ja pani juba sinna nii palju aega sisse, et otsustas seda asja juhtima hakata. Aga ta enne seda alustas üldsegi, ta on õppinud Tallinna Ülikoolis ajalugu ja magistris õppis Issand jumal, ta õppis Tartu Ülikoolis ajalugu ja Tallinna Ülikoolis õppis organisatsiooni käitumist ning 10 aastat oma karjäärist on ta töötanud Swedbankast, alustas seal siis nullist maast ja madalast, alustas tellerina, siis kasvas edasi müügispetsialistiks, kasvas müügi ja teenuste juhiks või manageriks, inglise keeles siis sales and service manager oli see positsioon ning siis pakuti talle, et ta võtaks enda kätte ja ehitaks üles sotsiaalmeedia turunduse tiimi ja hakkas juhtima siis Swedbankis sotsiaalmeedia turundust. Ning väga-väga edukalt ehitas selle üles, kuni ta sai siis oma väikse lapsekese, võttis aja maha ja sealt ta sattuski Solaride'i. Et ta on väga-väga vinge naine, kel on siuke ka väga suur drive. Väga suur. Väga laheli temaga, nii et enne seda, kui laseme teid seda mõnusat saadet nautima, siis nagu ikka, kui teile meeldib see, mis me teeme, kui sulle meeldib minu mahe, aga samas veits kriiskav hääl, siis toeta meid Patreonis. See on parim viis meile kuidagi õlga alla panna, kui sul on siuke tunne. Seda saab siis teha patreon.com/Täitsa Pekkis. Ja, mine täiega toeta meie tegemisi ja jälgi meid sotsiaalmeedias, kindlasti pane like meile Facebooki ja Instagrami ja miks mitte follow ka Spotify's või Apple Podcastis, kus sa meid kuulad, siis kohe saad endale ting, kui tuleb uus hea saade välja ja jaga seda saadet oma ühe sõbraga vähemalt, kui mitte terve Instagrami ja Facebookiga, kes on tegelikult sinu saadavuses, on ju, nii. Ja siis jaga meiega tagasisidet selle saate kohta või mõne teise saate kohta, mis puudutas, mis mitte, kas üldse meeldis, üldse ei meeldinud ja keda sa sooviksid saates kuulata või mis teemasid sa näiteks sooviksid, et me rohkem kajastaksime. Why not? Pane kirjad teele, ütleme nii, või videod veel parem, voice message'id, love it. Video oleks nagu the best. Kõige nagu bare miinimum, ehk siis miinimum rutiin on see, et sa kirjutad, siis sa see, et okei, saada voice, mis on next level juba, jah. Ja kõige lahendus, kui sa teeksid video lihtsalt kritiseerid näiteks mingi 5 minti jutti, I love it. Mina arvan just, et kiida meid, kui Mihkel tahab alati saada kriitikas, mina see, palun tunnustage meid. Tunnustage, kui lahedad me oleme, kui toredad, kui palju väärtust me oleme sulle andnud, sest see on tegelikult see, mis meid drive'ib edasi, vähemalt mind. No tegelikult mind ka. No täpselt, nii et tulge tehke paitäiega meile, aga head kuulamist. Jou, Kristel. No jou.
me paneme aknaga kinni või? Meie esimene küsimus täna saatekülalis on see, et kas me paneme akna kinni? Nii rasked otsused kohe alguses. No, Triin pani juba akna kinni. Vaata, ei lasta otsustada. Triin on naine, kes teeb otsuseid. Okay. Me saame alati ka akna lahti teha, kusjuures see on imeline võimalus meie saates on see, et me võime aknaid lahti teha vahepeal. Võib-olla hakkab. Minisema ka, muidugi. Ja me mõtlesime Katsiga, et me peame ikkagi laskma sul sinu enda sõnadega seletada, mis asi on Solaride. Mis see endast kujutab, mis asi see organisatsioon on ja mis sa seal teed? Okei. See on kohe mõnus siuke puraksi algusesse. Solaride täna on interdistsiplinaarne haridusprojekt ja alustasime sellest, et võiks ehitada päikeseauto, autoprojekt nagu autoprojekt ikka, aga praeguseks on sellest välja kasvanud siis selline nagu mõnus talendihaab, kust tuleb nagu igat sorti talente, kes meie tulevast maailma raputama hakkavad ja seda kõige paremas mõttes. Ja me anname neile siis parimad võimalikud praktilised kogemused, hands-on saavad ehitada päikeseautot, teha kampaaniaid, raha kaasata, mida kõike veel. Ja seal kõrval on siis nüüd uuest hooajast ka veel Solaride Akadeemia, kus siis erinevad ägedad särevad eeskujud käivad oma teadmisi jagamas ja koolitamas. Nii et ta on siuke haridusprojekt tänaseks juba jah, mitte lihtsalt autoprojekt. Oota, mis esimene sõna oli, mis sa kasutasid seal? Mida? Ma mõtlesin, kas ma googledan seda praegu või mitte. Interdistsiplinaarne tähendab seda, et kui klassikaliselt siukest auto- või tehnikaprojektid on nagu väga inseneride kesksed, siis meie projektis on inimesi rohkem kui 12 erinevast koolist. On biolooge, on riigiteadlasi, on disainereid, on insenere, on no jumal teab keda, ehk siis erinevad erialad ja suunad saavad kokku ja nad õpivad päriselt koos töötama, mitte lihtsalt koos inseneridega pusima või koos turundajatega ainult nagu ideid pilduma, vaid ka teineteisest aru saama ja suhtlema ja ma ütleks, see on võib-olla vaata, et see kõige suurem väljakutse, et inimesed koos töötada oskaks. Sellistele eesti keele geeniustele nagu mina, ma siis jagan teile ka siit tekist eesti keele seletavast sõnaraamatust ka siis ma ei tea, mis see sõna on nüüd, mõiste. Issand jumal, guugeldame kõigepealt seda ja siis ma niimoodi. Interdistsiplinaarne, teadusharude või erialade vaheline. Mitmesse teadusharusse või erialasse puutuv, erialade vaheline, ainete vaheline, näiteks interdistsiplinaarne seminar, konverents, interdistsiplinaarsed õppekavad või interdistsiplinaarne haridusprojekt Solaride. No just. Wow. Me oleme. See tuli nii hästi välja praegu. Täiega. Nüüd kõik teevad. Lõpuks kõik teevad. Kristel, sina ja siis Solaride. Nagu varem tahtsin öelda Solaroid, ma ei tea, miks nagu. Nagu hemaroid. Aga kas see on mingi asi või? On kuskil olemas mingi Solaroid? Hemoroid küll. Seda me ei pea hakkama guugeldama, ma olen teinud seda. See on mingi päriselt mingi asi. See on sealt hemoroidi projektist, nüüd mul hakkab edaspidi. Ei, Solaroid, see oleks nagu mingi toode või bränd, nii tuttavalt kõlab, ei tea, okei. No ei tea, meil on iseenesest muidu üks patendivaidlus juba kaelas, nii et me siin täitsa juristidega juba lahendame küsimusi ka, et me oleme juba nii nagu kõva bränd, et juba meid siin suured ettevõtted juba kaebavad. Väga põnev teema juba. Kellelt te siis varastasite selle nime ära? Räägi välja. Solaride ei ole olemas, aga on üks teine sarnase tüvega ettevõte, mis... Aga kus on Solar sees või? No kinda jah. Ja siis nad tahavad ära patenteerida ja kõik ära keelata meil mingisuguste nimetüvede kasutamisega. Me vist hakkame kokkuleppele praegu jõudma, nii et... Kaua see... Kes nüüd on või? Yeah. No mingi aasta. Kas oli vahepeal tunne, et peab rebrändima ja uued nimed ja kõik või? Tundsid, et sul on ikka õigus? Muidugi. Boom. See on nii ajuvaba lihtsalt, et nagu milleks. Aga see on selles mõttes tavapärane praktika, et suured teevadki selliseid asju, kui kuskil midagi sarnast natuke on, nad üritavad kohe saada kõik ära ilmutada nagu omale ja... Et jah. Kristel on juba harjunud sükest asja. Mis sa... kohtukeisid, mingid kaebused, mingid asjad nagu leboots. Mis sa hakkasid muidu küsima selle, et alguses tahtsid öelda selle Solaride? Tahtsin kohe võib-olla jõuda nagu sinna, et kuidas sa sattusid siis selle Solaride projektiga, kuidas sina ja Solaride kokku said? No, oli nii. Tegelikult 10 aastat olin Swedbankis, siis sain lapse, jäin koju, olin aasta aega kodus.
natukene hakkas juba kipitama, siis läksin Tartu Ülikooli kommunikatsiooni erialale neid natukene nõustama, et kuidas neid õppekavasid võiks ümber teha ja siis kuidagi sealt kaudu jõudis Priit Salumaa sinna Tartu Ülikooli juurde ja kutsus mind turundusmentoriks esimese hooga. Et me siis paneks kokku turundustiimi tudengitest ja toetaks neid siis, kuidas turundust teha, kuidas bränd luua ja nii edasi. Ja siis esimesed pool aastat ma olin selles rollis ja siis ühel hetkel, kui see organisatsioon oli juba mingi 4-5 kuud ilma juhita lihtsalt kulgenud kuskil elumere lainetel, et siis tundus, et äkki ma võiks siis kogu asja vedada. Aga kas oli kohe selline projekt, mis sul lõi nagu silmad särama ja sa olid mingi davai, see on nagu juba kohal midagi nagu suurt või see oli teist mingi, tundub nagu lahe, et okei, et ma mentordan nende tegelikult see oli nii, et nagu kui see jutt tuli, siis ma mingi, mis asi see on, ma ei tea mitte midagi päikeseautodes, mul pole kunagi oma autot olnud, nagu mingi tehnoloogiaprojekt, mis asja ja minu kõige lähem kokkupuude tehnoloogiaga oli, ma ei tea, Swedbanki mobiiliäpi lansseerimine enam-vähem või sellele mingite kampaaniate tegemine. Ja ma ikka hästi pikalt kahtlesin, et kas mul on sinna asja, kas ma midagi oskan üldse seal nõu anda, siis nojah, et praegu on võib-olla hea hetk, et seda mingit kannapööret teha ja minna õppida, et kuna see asi on nii algusjärgus ka, et fake it till you make it ja siiamaani töötab. Midagi väga persi ei saa ka keerata, aga selles alguses on. Jah, siis veel ei saanud, jah. Aga see on põhiline asi nagu tegelikult, kuidas ka tudengid, nad kardavad tulla sellesse projekti, sest nad ei tea sellest valdkonnast midagi, mis siis nad tegelikult on jumala võimekad ja andekad, et nad lihtsalt kardavad seda sõna tehnoloogia seal juures ja ma olen ise jumala hea näide sellest, et tuleb lihtsalt proovida. Aga sina siis ei kartnud seda sõna tehnoloogia? Ma kartsin alguses. Ma tükk aega pabistasin ja pidurdasin seal, et ma lõpuks mõtlesin, et vahet ei ole. Saan alati ära tulla, kui ma hakkama ei saa. Kui kaua sa nagu pabistasid ja kas oli mingi konkreetne nagu mingi meetod ka või lihtsalt pabistasid ära? Ja siis sai ära pabistada. Kui ma juba jah ära ütlesin, siis polnud enam väga midagi pabistada, sest et siis oli vaja tegema hakata ja mis mind nagu enda jaoks oli vaja leida seal jälle need põhjused, miks seal siis olla ja see seltskond, kes seal alguses kokku sai, milliste inimestega oli võimalik koos töötada ja millise kirega nagu sellele kõigele vastu mindi, et see kaalus nagu tugevalt üles selle, et ma ei ole päris kindel, mis ma tegema hakkan siin. Kas see sulle alguses kohe, pea selle teema liikult rääkima, aga kas see sulle kohe alguses veider, et ettevõttel või tegemisel, organisatsioonil, liikumisel, asjal pole juhti? Sa mainisid, et kuna seal juhti oled, siis sa lõpuks võtsid selle juhi rolli üle. Mis värk sellega oli? No alguses oli, et need samad 2 tudengit, kes selle ideega üldse oma professori juurde läksid, et tahaks midagi ehitada, siis sealt pidi välja kasvama ka selle projekti juht, aga ühel hetkel ta läks oma teed ja siis oligi tükk aega sellist olukorda, kus me üritasime ühest tudengist selle organisatsiooni juhti teha. Ta ei julgenud. Nojah, ma siis võin teha nii kaua, kuni me selle inimese leiame ja siis siin ma olen. See oli mingi 1,5 aastat tagasi või? Eelmise aasta augustis, jah. Aga miks sa võtsid selle rolli vastu, et see sinu karjäär Swedbankis, mille me intros LinkedInist nii kenasti ette lugesime raudselt, on küllaltki muljetavaldav, mis sa Swedbankas korda said ja kui me sinuga kõne tegime, sa mainisid ka, et tegelikult sa oled juba täna saanud igast huvitavaid pakkumisi, mille sa ära olnud, et mis pani sind otsustama jääda vabatahtliku tudengiorganisatsiooni, millel ei ole alguses rahastust, kõik need muud asjad? No mul tekkis juba võib-olla siuke sportlik viha natukene, et kuna me alustasime ju ka siis, kui see COVID põhimõtteliselt tuli esimest korda Eestisse ja need kõik ettevõtted kukkusid pikali ja ei saanud aru, mida teha ja me saime nagu kümneid eisid, kui me hakkasime ka raha otsima, et kõigepealt ma hakkasingi tegelikult võib-olla turunduse kõrval fundraisingusse panustama ja tõin esimesed suured sponsorid sealt ära, siis juba oli see, et näed, saab küll, hakkame tegema. Siis oli juba kuidagi kahju jätta seda kuskile ripakile, et nagu selline, kui keegi ütleb, et ei saa, siis mul hakkab kohe nagu mingi tavai saab küll. Ja ma arvan, et see oli enam-vähem sama. Et siuke vastuvoolu ujumine võib-olla kuidagi on asi, mis mind käivitab. See on sinu elus üldse nagu siuke tendents, et ma saan aru, et sa ei ole turundust õppinud, sa tegelikult ju ajalugu üldse õppinud, on ju. Ja siis sa läksid Swedbanka tööle ja sa ise siis õppisid turundust ja sinust sai seal sotsiaalmeedia, mis turundusjuht. Ja siis sa läksid tehnoloogiasse, sa ei teadnud sellest mitte midagi. Nüüd sa kindlasti tead juba palju rohkem, on ju. Et kas ongi sul elus niimoodi, et sa ei tea midagi, aga siis sa pühendad palju aega sellele, et saada teadlikuks, kui sulle midagi nagu väga meeldib? Jah, ma arvan, et nii on, jah. Sest kui midagi teha, siis ma tahaks täiega teha ja selleks, et täiega teha, siis pead aru saama ka, mida teha, et niisama kulgeda ma ei viitsiks ja kui tundub, et see pole õige asi, siis ma lähen teen kuskil mujal midagi muud täiega, et siiamaani veel Solaridis saab ikka nagu täiega teha. Aga haridust ju, võtame Swedbanka näite, et sul turundusalast ju haridust ei olnud ja kuidas sa siis niimoodi ennast seal üles töötasid?
no see oli see aeg, ma isegi ei mäleta, mis aasta see oli, kui Swedbank selle positsiooni lõi. Polnud üldse mingit sotsmeedia inimest sellisel kujul kuskil ettevõtetes väga, et tekkiski Swedia, tekkis Teliasse siis sotsiaalmeedia juhi positsioon, mis me Tõnniga koos hakkasime mõtlema, et mis teeb siis. Et ega neid ka mingit sotsmeedia spetsialiste kuskil agentuurides ja kuskil nagu liiga palju neid inimesi ei olnud ja siis kui mõtlen esimene aasta Swedi mingit sotsmeedia postitusi praegu vaatad, see on nagu oh my god. Aga nagu äge on see, kui sul lastakse teha ja kuna ei olnud selles organisatsioonis 2500 inimese seas ka väga kedagi, kes oleks teadnud, kuidas seda teha, et siis nad ilmselt siis uskusid, et ma mõjun sellest välja ja mõtlen midagi välja ja nad usaldasid mind piisavalt. Miks nad just sind usaldasid? Miks nad sulle selle võimaluse andsid? No miks? Kommunikatsioonijuht kirjutas mulle, tule palun kandideeri kõigepealt sisekommunikatsiooni juhi positsioonile. Siis ma kandideerisin. Siis ta andis mulle kodutöö, ma tegin kodutöö. Ja siis ta tuli järgmiseks selle jutuga, et kuule jõu, et seal sisekommunikatsioonis ei saa loovust rakendada eriti palju, et seal on ikka rohkem sükest nagu admin tööd, et me hakkame sotsmeedia kohta looma, et ma vaatan, mis sa kodutöös tegid, et tule pane sama asi sotsiaalmeediasse ja nagu teeme ära. Et pigem ongi asi selles, nagu kas sul on ideid, kas sul on ambitsiooni, kas sa nagu tahad teha ja siis ülejäänud on ju kõik õpitav, et jah, minu meelest nagu siiamaani ega väga heaks nagu mingi sotsmeedia inimeseks ei saa kuskil õppida nüüd ülikoolis, vaid sa pead lihtsalt ise valdkonnast huvituma ja tegutsema. Kui palju sa siis juurde ise õppisid versus, ma mõtlen, käisid mingitel koolitustel, kursustel või siis lihtsalt tegid ja katsetasid, eksisid, tegid teistmoodi? No jälle, mingid blogisid tuleb lugeda, vaadata, mis teised teevad, võtta referentsi mingitest kampaaniatest, vaadata, mida teised teevad, mida sa ise teha ei taha, et sa nagu selle valdkonnaga kursis pead ennast ikkagi nagu täiega hoidma, aga mis eristab, ongi see julgus teha teistmoodi, mitte nii nagu võib-olla siiamaani tehtud on, et sa tead nagu mingid baasasjad ära, kuidas mingid algoritmid potentsiaalselt siis töötavad, mida tähele panna, kuidas mõõta, aga seal taga on nagu suur jälle annus loovust. Et ma mäletan, kui me tegime Swedi sotsiaalmeedia hakkas sellest pihta, et esiteks ma sain endale ka teisel aastal väga hea partneri, kes tuli kujundajaks, aga lõpuks ta on siiamaani seal väga hea multitalent, kes teeb videot, on kaamera ees, väga hea huumorisoonega, mingi raamatu saatlisse kirjutanud, et nagu ülitugev loovinimene mu kõrval. Ja et see nagu päris sotsmeedia hakkas tema tulekuga, ma arvan ka selles mõttes pihta, et lõpuks keegi suutis ka ära realiseerida mingisugused asjad, et kui me Swedi katuselt arbuusi alla viskasime ja see nagu lubati üles panna ühe mingisuguse postituse raames, et siis sealt ma mõtlesin, et okei, faktis siin võib kõike teha. Me lihtsalt tegime järjest igasuguseid asju ja siis kuna see töötas ka ja lõpuks oli see usaldus nagu saavutatud ja siis väga keegi ei öelnud, et mida peaks tegema või mida mitte. Kogumispäevik on ka nagu üks siuke asi, ma ei tea, kas teate siukest gruppi. Jaa, muidugi, jaa, täiega. Ja selle olen mina teinud. Ma arvan, et nagu Swedbankal on nagu sinu ajal nagu täiesti nagu lihtsalt nii hea turundus, mida nagu sina oled seal teinud. Nagu. Kogumispäevik on väga hea näide ka. Üks edukamaid, see on vist mingi auhinduga saanud või? Sest ma tavaliselt ei tea turundusmaailma turundusasjast midagi, kogumispäevik kuidagi nii kõnetab mind ja see on ikka täiega hästi käima läinud projekt. Sest esimese raksuga te ei läinud käima, aga siis jällegi nagu õiged inimesed peavad kokku saama, et kui meil tuli ka rahaasjade teabekeskuse juhiks tuli Kati, Katil oli ka huvi hakata päriselt midagi tegema, mitte lihtsalt ainult mingeid raporteid avaldama kuskil ja targa näoga kuskil AK-s rääkida, vaid päriselt inimeste juurde minna, et nagu koos selle tandemina oli seda kõike ülihea teha. Ja see oli täpselt jälle see koht, kus me olime seda mingisugune pool aastat äkki teinud, täiesti ulmelised numbrid olid saavutatud, juba mingid üritused, kirbuturud, mis iganes me jagasime kuude kaupa siis teemade järgi ära. Ja siis üks nagu väga kõrge astme juht siis nagu ühel hetkel tuli, et Kristel, millal see tsirkus ära lõpeb ja millal me nüüd pangatoodetest rääkima hakkame, et rahvas on kokku kutsutud, hakkame nüüd asjast rääkima. Hakkame müüma neile nüüd, jah. Aga jälle nagu kuulad ära ja teed oma asja edasi. Sest ju, mis ma olen nagu, ma ei jälgi seda väga palju, aga ma olen ikka seda jälginud, ma ei ole väga näinud seal, et nad nagu hullud pushiksid väga palju mingeid tooteid, võib-olla üldse eriti mitte. Ja, sest kokkuvõttes ongi rahatarkus. Sellepärast see toimibki. Ja, rahatarkus peab inimeste seas kasvama, nad teevad targemaid valikuid, lõpuks on neil ka rohkem raha selleks, et osta pangatooteid ja saada laenu ja kõike muud, et tuleb ringiga tagasi, aga sa pead ikkagi nagu inimestesse panustama läbi selle. Ma tahtsin seda ühte Katsi küsimust veel laiendada, mis Kats enne küsis, et sind nagu iseloomustab see selline õpihimu või õpivõime. Aga mind hakkas huvitama see, et kui sa pidid kõiki neid asju õppima, kas õppisid töö ajal, et sinu töö oligi see, et sa läksid kohale või see ikka, et nii lühikese ajaga, kui su vastutus on õlgadel ka, et kas sa pidid kodus ka õppima, kas sa pidid nagu eraldi panustama sinna ekstra veel, et õppida, lugeda,
sisened sellesse vaata, maailmasse. see ei olnud jälle selline, Või kas siis mindset oli? õppima ja nüüd ma ei saa midagi teha, kogu elu tõmban muu maha, ainult õpin, Just. et see nagu, see kõik oli üks suur tervik kuidagi, et vahet ei olnud, kas sa õppisid seal arvuti taga, tulid sul mingid uudiskirjad sisse, lugesid neid, kui ma ei tea, ei olnud inspiratsiooni, siis scrollisidki ringi ja otsisid seda inspiratsiooni, et nagu see paindlikkus hästi tugevalt toetas ka seda, et see kõik nagu välja kukkus normilt. Kas sa saidki aru, siis turundus on midagi, mis sõdega, mida sulle meeldib teha? Nojah, kui turundus on jälle vorm müügist, et ma arvan, et tegelikult nagu, mis mind hästi palju aitas, oli see, et ma pangas ju alustasin tellerina, et ma päriselt tundsin ka klienti, ma olin kliendi vastas olnud, nende probleeme lahendanud, kuulanud nagu, mis tegelikult neid panka toob või kuidas nad panka suhtuvad või kuidas nad ka mingeid tooteid näevad, et läbi selle oli ka lihtsam adresseerida turundussõnumeid. Et saada aru, nagu, mis võiks töötada ja mis mitte. Mis pekki läks? Räägi nüüd välja, mis sul seal, muidu on ilus lugu, Kriste tuli, hakkas tegema suured kampaaniad, suured auhinnad, suured kõik milline asjad. oli kõige failim kampaania? Jumal, ma ei mäleta, ma olen mingid väiksed, mingid mõttetud asjad, mis lihtsalt nagu, mis minu arust kõige parem taipamine tegelikult oli see, et turundus, kui sa mõtled ühe kalendriaasta peale, siis sul on aasta jooksul võib-olla nagu mingi heal juhul 2-3 mingit suurt ägedat asja, highlighti, ülend on niisugune nagu lihtsalt nagu teed mingeid asju ja siis nagu mõtled, ma ei ole midagi väärt ja nagu jumala mõttetud asjad ja nagu appi teised teevad kõik paremini, aga siis sa teed paar asja ära ja siis sa saad aru, et okei, tegelikult sellepärast me vahepeal nagu tõmbamegi hinge, et me suudaks neid suuri asju hästi teha. Aga ma ei tea, kas see pole võib-olla otseselt minu pekkiminek, aga nagu kõige ägedam mingi siuke kriisikommunikatsiooni kogemus panga ajast, ma ei tea, kas te mäletate sellist asja nagu oli üks räpina ATM pangaautomaat. Ei mäleta, kus tõsteti ümber pangaautomaat teise kohta, aga täiesti mingi inimlik viga oli seal kuskil taga, et pandi nii kõrgele, et inimesed ei ulatanud selle. Seal oli pilt vana tädist, kes ei ulatanud vajutada nuppu. Ja siis Swedbank ja igast nagu põnevad asjad juhtusid, see oli nagu hästi huvitav ja naljakas periood, et kuidas see olukord siis ära lahendada ja nagu sotsmeedial oli selles hästi suur roll, kus jällegi võib-olla tavapärane on see, et sa lähed selle ettevõtte alt, kommenteerid või annad välja mingid ametlikud sõnumid, aga see olukord nõudis täpselt seda, et mina, Kristel Leif, läksin mingitesse gruppidesse, läksin mingite postituste alla täiesti nagu enda nimega, sest ma tõin nagu inimlikkuse mängu, et mitte anonüümne Rootsi pank ei räägi sinuga. Aga see on nagu Kristel Leif, Swedbanka turund... Lihtsalt ma ütlesin, kes ma olen, et lihtsalt mõtlen, kuidas nad teavad. Kuna mina haldan Swedi sotsmeediat, et siis ma ei tea, ja ei kirjuta, pean vajalikuks kommenteerida, lisada pangapoolne vaade, vaid kirjutasidki nii, nagu inimesed suhtlevad ja räägivad ja lõpuks nagu minu jaoks kõige suurem võit seal juures oligi see, kus see asi hakkas juba nagu vaibuma, aga mingid tüübid ikka panid hagu alla kogu aeg, et nagu teeme veel ühe pildi, saadame selle tädi veel uuesti sinna. Et võimendame veel seda, sest et nagu räpina saab järsku nii palju tähelepanu. Ja siis lõpuks oli see, et nagu kliendid ise hakkasid meid kaitsma või ütlesid nagu, et mida te veel tahate, nad on kõik teinud, nad on nii inimlikult kommunikeerinud, et kõigi jaoks olemas olnud probleemi ära lahendanud ja siis lõpuks see vaibuski tänu sellele, et inimesed... Aga see, kui kiiresti see masin allapoole tõsteti? No seal oli igasugused kommunikatsiooni erroreid selles mõttes, et nagu miks ei saanud, siis tihti on ka panga puhul ju see, et sa ei saa kõigest rääkida, sa ei saa rääkida, mis on mingisugused vallavalitsuse teemad ja kuidas on mingi poliitika seal taga ja sa ei saa nagu öelda, et nemad on jobud sellepärast ei tehtud, et alati on pank süüdi, kui mingid asjad on tegemata, mis siis, et seal taga on mingid muud mehhanismid ka. See tegid teie automaat nagu, teie süü. Just. Et kõik ei läinud ladusalt, aga lõpuks ta nagu vaibus ilusti ja ma arvan, see oli päris hea õppetund. Oluline küsida, kas räpina tädid praegu saavad Swedbanka automaati kasutada? Ma ei ole üldse kursis, aga ma eeldan, et jah. Sa tõite väga hea teema vahepeal selle võrdluse teema peale, kui palju sina turundajana võrdlesid nagu siis enda turundust teiste organisatsioonide mingi väga heade kampaaniatega, kui palju see sind nagu puudutas ja närvi ajas? No alustame sellest, lugupeetud SEB kuulajad. Kui ma sellesse rolli läksin, siis ma mäletan Swedi Facebookil oli mingi 12 000 või 10 000 jälgijat. Samal ajal SEB-l oli 40 000, siis ma mingi, mis asja, kuidas see võimalik on, et kuidas me jõuame kunagi nii kaugele, me oleme kõige suurem pank, me peame olema kõige suurema jälgijaskonnaga, mitte et see enam mingit rolli mängiks. Aga see oli jälle üks asi, millega sa hakkasid tööle puhtalt sellepärast, et nagu me peame kõige suuremad olema. Tegid selle ära korras. Et aga nagu sisu poolest ikka alati tundus, et kui keegi millegi lahedaga tuli, et siis nagu
miks me selle peale ei tulnud, miks me ei teinud ja nagu see on, ma arvan, see on ka praegu Solaride'iga kohati nii, et sa kogu aeg ikkagi nagu vaatad, et teised teevad ja siis jälle tuletad endale meelde, aga vaata, mida me teinud oleme, et tegelikult meil on suures pildis ikkagi nagu võib-olla paremini või et me oleme tegelikult lahedamaid asju, et tegelikult nagu see endale õlale patsutamine vahepeal mitte ainult see, et on vaja teha teistest paremini või on teha veel paremini, et ma arvan, see on ka, miks ma olen võib-olla juhina siuke nuhtlus, et eile just kuulsin meie ema juures see mingisugune, mis Kanal 2 mingi saade on, see Mari Karell seal, kes see rääkis jälle, Mari-Liis Lilleki. Et on see mingi hea tüdruku sündroom, miks ta läbi põles. Et ta tahab alati olla see hea laps või hea tüdruk, kes teeb kõiki asju kõige paremini ja ma nagu kuidagi relate isin sellega, et ma tahan ka alati teha nagu super hästi või nagu kui saab paremini, siis teeme paremini, on ju. Ja nagu veel. Sest alati saab ju paremini teha. Kogu aeg konstantselt. Viimastel aastatel ma nagu olen õppinud seda kõrvalt nagu märkama ja jälgima ja siis tõmbad ennast ise jälle tagasi, sest eriti tudengitega töötades mul läheb vahel meelest ära see, et need ei ole siin kõik professionaalid koos, kes peaksid nagu suutma kohe lennult nagu ülihästi ja kõiki suure pildi detaile näha, et selles mõttes see õpetab mind ennast just praegu, miks mu tudengitega meeldib töötada, et siin on väga palju häid teemasid, kus minna saab juba, aga räägi natukese enne sissejuhatavalt, kui me saame minna siin, kuidas siis juhtida ja mis on need probleemid ja kirjelda oma üldse seda meeskonda, milline näeb Solaridi meeskond praegu välja? Praegu versus 8. novembril. Praegu on meil esimese hooaja lõpp, meeskond on Marokos, esmaspäeval jõudsid Marokosse, 25 inimest on seal ja mõned on veel siin, aga 8. novembril siis alustab uue hooaja tiim, kus on suurusjärk 100 inimest. Ja me siis simuleerime üht keskmise suurusega ettevõtet, suhtume kõigesse, mis me teeme nagu ühe ettevõtte juhtimisse ja tegutsemisesse, et meil on 5 valdkonda, on inseneeria, mille all on siis mehaanika, elektroonika, tarkvara, on logistika, on fundraising ja partnersuhted ja finants ja siis on veel turundus kõikide oma vormidega ja siis on personal. Ehk siis nagu siuke klassikaline struktuur, lihtsalt me oleme nagu selle juures flatim, sest et nagu suhted jooksevad ka paralleelselt. Et nagu hästi suur punt, keda hallata ja seal juures nagu väga vähesed neist on nagu töö mõistes pika professionaalse karjääriga, vaid enamik neist on tudengid. Kui vanad nad siis keskeltläbi on? Kas on tudengid ja seal on gümnasiste ka? Esimene aeg 2 gümnasisti oli ka. Okay. Või praegu siiamaani on. Et siis on ikkagi kõik on tudengid põhimõtteliselt? No meil on mõned siuksed nagu asjaarmastajad ikkagi ka, et keda see projekt kõnetab ja kes nagu oma põhitöö kõrvalt teevad ka, aga no valdav osa on tudengid, jah. Ehk siis nad ei saa palka selle eest, mis nad teevad seal? Ai. Kindel ei. Kui paljud, kas sa oled sina ainuke, kes seda teeb seda nagu saab raha selle eest vastu või? No mina olen alates septembrist olen nüüd täiskohaga, jah. Nüüd 1 kuu olen palka saanud. Ainult 1 kuu või? Issand jumal. Veel ei tea, kas järgmine kuu ka saan, sest et rahad on otsas. Nagu mest nagu startupides ja üldse alustada ettevõttes ka, et tegelikult nagu see palgad, see on nii keeruline, seda kui raha on raske leida, aga see on kõige tähtsam asi, nagu juhid peavad selle eest raha saama, sest mul on nagu tunne, et sul on miljon probleemi ja kui sul on see probleem ka, et sa ei saa üüri maksta või nagu toitu osta piisavalt või ma ei ütle, et sul see probleem tingimata on, aga lihtsalt, et see mindset nagu kuidagi nii oluline, et sul on enda need baasvajadused kaetud, sest see energia, panus ja murede koorem on nagu metsik. Ma hästi pikalt nagu tundsin mingit vale häbi selle pärast või pabistasin selle pärast, et et see on vabatahtlik organisatsioon, kõik on siin vabatahtlikult, on ju, mingi aeg ma elasingi siis veel sellest ema palgast, mingi aeg ma olin poole kohaga siis veel Tartu Ülikooli palgal ja siis ühel hetkel üks minu suur eeskuju Elis Tootsman, kes tegutseb ka kommunikatsiooni valdkonnas, ütles, et Kristel, kurat, sa pead omale palka küsima, keegi teine sulle seda palka ei anna ja ta nagu rääkis väga hull mingi motivational speech oli sellel teemal nagu täiesti tühja koha pealt ja siis mõtlesin, et nagu vist tegelikult ongi nii, et ma pean lõpuks nagu selle valehäbi alla neelama, sest oleks ma esimesel kursusel, ma kuidagi skeemitaks ära, ma suutsin ka elada ilma väga tööl käimata selles vanuses ja teha väga palju asju, et aga nüüd ma olen juba vana inimene, mul on pere, mul on kohustused, et ühesõnaga ma lõpuks lõin siis rinna kummi ja ütles, et ma saan sellega jätkata ainult juhul, kui mul on see täiskohaga töö, sest muidu see organisatsioon ei täida ka oma eesmärke. Aga samas siis kohe sinu enda ülesanne oli leida endale see palk, kui kõik olid nõus, et sa oled nagu, et sa võid palka saada, aga siis sa pidid ise selle raha leidma, ma saan aru.
kus sa leidsid raha? Ei no, ja kui suurt pinget üldse nagu see tekitab algusest peale sinus ja ka täna, et ei ole mingi pidev income, ei no praegu ma räägin ikka võtti selle jala värisema, et siin auto valmis saamisega tegelikult tuli juurde kulusid, et meil aasta lõpuni oli ilusti ära planeeritud eelarve, kuidas me suudame nagu palga ära maksta, kuidas me saame oma kõik olulised asjad ära teha, aga nüüd tuli väga palju ootamatuid kulusid veel autoarenduse ja mingite muudatustega seoses ja võistlustega seoses, et praegu on päris nutune see seis konto peal ja noh, nüüd hakkabki uus ring lihtsalt partneritega läbirääkimisi ja noh, ma siiralt loodan, et kõik on meiega ka uuel hooajal jätkamas. Riigile on taotlus ära saadetud, et saada ka sealt korralik rahastus uueks hooajaks, et ise pead otsima, jah. Miks keegi peaks rahastama seda projekti? Ma ei tea, interdistsiplinaarne haridusprojekt. No, ma arvan, et kõik, kes vähegi nagu päriselt saavad aru, mida Solarite teeb või mis vibe siin on või mis need inimesed siin on ja mida nad siin tegelikult kogevad ja õpivad, et siis ma arvan, see ei tohiks kelleski küsimusi tekitada, sest selliseid noori on vaja ükskõik mis sektorist. Me küll räägime peaasjalikult tehnoloogiasektorist, aga igal pool on vaja inimesi, kes tahaks teha enamat, kui neilt oodatakse, kes ise võtaks oma elu enda kätte ja seal juures tegelikult nagu saaks aru nii sellisest nagu reaal- kui sotsiaalsuuna teemadest ja suudaks suhelda, suudaks ennast hoida, et need on kõik nagu peatükid, millega me tegeleme, et väga suur taipamine oligi seoses just selle tasakaalu ja läbipõlemise ja ka vaimse tervisega just noorte kontekstis eriti. Et kui palju kogu see koroonaaeg ja see periood nagu on noorte vaimset tervist mõjutanud. Et 22 aastane, ma olen 2 korda läbi põlenud, see on ok. 22 aastaselt nagu yes, illukas saab täna tasust sisse. Ja, oh my god, ja kindlalt olid need nagu need mured. Et täna ei saagi tasuta. Et jah, ei... Ma ei tea, ma arvan, et peaks muidugi toetama, sest et see on täiesti uudne õppevorm ja meil on kõik võimalikud partnerid ju kaasatud, on ülikoolid, me ei vastanda ennast nagu akadeemilisele haridusele, vaid me üritame leida seda teed, kuidas siis parandada mingisuguseid kitsaskohti praegu. Kui kaua sa siis, kaua sa oled olnud seal Solarides nüüd 2 aastat või? Varsti, jah. 2 aastat. Ja enne seda sa olid ikkagi täiesti nagu vabatahtlikuna seal? No 2 aastat ma olen nüüd nagu vabatahtlikuna olnud. Ja 6 aega palka saanud? 6 aega olen palka saanud. Okei. Sul peab ikka väga suur tahe missioon olema. No jah, vaata seal nagu mingi hügieenifaktor pidigi täidetud olema, et kuhugi maani mul oli olemas emapalk, mis lasi mul seda teha, siis mingitel hetkedel ma ka olin osaliselt Tartu Ülikooli juures, et mul nagu mingi sissetulek ikkagi oli, aga ma ühel hetkel lihtsalt pidin nagu neile ära ütlema, et ma tegelikult ei suuda teisse panustada, kui mu süda kuulub Solaride'ile ja lihtsalt nagu palga pärast siin kohal käia ei ole nagu aus teie suhtes ja siis jah. Kas sa nüüd tunned, et kuidagi sinu vastutus on nagu kuidagi suurem ka või? Või kas on nagu midagi muutunud, et nüüd sa just kui oled nagu ametlikult nüüd tegevjuht, jah? Ei ole, ma arvan, nagu see raha on lihtsalt nagu see, et ma saaksin seda edasi teha, selleks on see vajalik, aga see ma arvan, minu motivatsioonis või panuses midagi küll ei muuda. Aga see vastutuse küsimus iseenesest sinu hinges on väga suur. Tõsi? Räägi. Kui tugevalt sa siis kannad seda vastutust ja hirmu selles, et kõik oleks ikka tehtud ja keegi ei pettuks ja... No jaa, no vaat ma nagu erineva astme juht olnud varasemalt ka, aga ikka on see mingi üks valdkond justkui olnud, et kas sa vead valdkonda või sa vastutad mingi tiimi eest või nagu nüüd, kui sul on siin 5 valdkonda, sul on sponsorite raha, mis ka, neil on kõigil oma mingisugused ootused selle projektiga seoses, siis on see meie enda visioon, mida me tahame ellu viia, siis et need tudengid tunneksid ennast seal hästi, et nad päriselt saaksid kõiki neid asju, mida me oleme nagu välja lubanud või tahame saavutada ja kui nad kõik asjad juhtu ka üleöö, et siis on ja siis üritadki nagu igal pool kuidagi abiks olla ja kõiki valdkondi arendada, et magada on ikka olnud vahepeal raske, aga noh, ma arvan, nagu väga õige samm oligi see, et kevadel me siis, kui moodustasime nagu päriselt juhatuse, kus mul on kõikide valdkondade juhid ja nende vastutus ja roll ja teadlik nagu arendamine ja kaasamine on, ma arvan, teinud seda asja ikkagi lihtsamaks, et lõpuni ei jõua üksi seda koormat kanda. Kui tõsiselt tudengid ise võtavad seda olemist seal? Ma arvan, see sõltub jälle väga palju juhtimisest, et kuidas nende tiim konkreetselt parasjagu on ka või kui hästi nad saavad aru sellest nagu üldisest missioonist, et mida Solaride üleüldse taotleb, mida nad siit päriselt saavad ja kui nagu mõnusalt nad ennast ka siin tunnevad, et
väga palju on ikkagi neid, kes on nagu ihu ja hingega siin ja ütlevad, kui saaks veel raha ka, siis ei peaks midagi muud tegema, et tahakski ainult siin olla. Aga palju on olnud nagu hooaja jooksul ikkagi ka neid, kes tulevad ja kui avastavad, et on päriselt vaja tööd ka teha, mitte lihtsalt nagu käia chillimas ja pitsasid söömas, et siis kaovad üsna kiirelt. Aga jälle nagu, ma ei ütle, et see on üksi tudengite süü, vaid organisatsioonina me peamegi nagu juba seda ennetama ja toetama neid inimesi, et kõik saaksid siin hakkama ja kõik paratamatult ei saa ka, et kui ma ütlesin, et see ei ole Põlvamaa 3. liiga kossusats. Ja vot täpselt midagi üks ütles. Aga kuidas sa endale nagu, kuidas suhestad sellega, et need on vabatahtlikud, nad on noored inimesed, aga samas te võistlete maailma tasemel võistlusel. Sorry, ma nüüd siin mingid, te maailma tasemel võistlusel. Kas need, kelled vastu võistlete, on need samamoodi vabatahtlike tudengite tiimid, on seal mingid rahastatud, suuremalt rahastatud tiime? Väga lühidalt. Meie see suur eesmärk on siis minna Austraaliasse 2023. Praegu nad on Marokos, see on pigem selline testvõistlus. Aga see Austraalia võistlus on nüüd 35 aastat saab järgmine aasta täis, kui see on toimunud ja seal tõesti mingid MIT-d, kõik mingid maailma tippülikoolid on seal koos. Ja need on tudengimeeskonnad, aga nende aastad või nagu hooajad näevad tihtipeale välja sellised, et neile antakse vaheaasta selleks, et nad saaksid keskenduda projektile, nad vabastatakse kogu ülejäänud õppetööst selleks, et nad saaksid seda autot arendada ja nagu tegeledagi ainult sellega. Seal on ülikoolide sponsorlus on nagu 100 000 pluss selja taga on suured autotootjad, et me oleme ikka nagu täielik underdog selles mõttes siin, aga me oleme unikaalsed sellepärast, et ülejäänud tiimid on ühe ülikooli projektid, meil on praegu 12 või rohkemast erinevast koolist noori ja see, et me nad kõik kokku toome ja koos töötama paneme, et see on miski, mis on nagu Eesti on muidugi nii väike ka, et sa saadki ühe MIT heal juhul kokku siis, kui sa võtadki siit kõik parimad erinevatest koolidest. Ja kus sa siis tõmbad selle tasakaalu juhtimises, et võistelda maailma tasemel tiimidega, sa pead olema maailma tasemel tiim, aga samas, kui sul on vabatahtlikud, kellel on nagu oma elu ka ja siis on võib-olla ongi see vale häbi, et issand, kuidas ma nõuan nüüd noorelt vabatahtlikult nii palju, kuidas sa sellega rahud, et kuidas sa leiad seda tasakaalu? No see oli see sama viimase hetke taipamine siin seoses selle Põlvasatsiga, et hiljuti tuli ka üks tagasiside, et te nõuate nii palju ja vabatahtliku meeskonnaga pole sellist kokkupuudet varem olnud, et nagu tuleb tasuta järsku nii palju tööd teha ja siis ma olin kohe mingi ja on küll nii ja peab ikka tagasi tõmbama ja andma natukene hingamisruumi, et ei saa ära tappa. Ja siis samal õhtul kohe tulin istulle voodis, mis asja? Nagu mis asja? Mis hingerahu andma, et jaa, nagu tasakaal ja vaimne tervis ja ajajuhtimine, kõik need teemad on nagu olulised, aga Solarit ei olegi see sama kõik põlvakad, kes 3. liigas kussu mängivad, ma võib-olla isegi tean sealt mõttest, et aga see ei ole see nagu pühapäevaliiga, kus sa käid siis, kui sa aega saad, kui sul midagi muud targemat teha ei ole ja annad ennast ainult siis näole, vaid see on päriselt see noortekoondis, kes lähebki MM-ile ja kes peab trennides kohal käima, kes peab oma nagu mingisuguste tugevuste ja nõrkustega tegelema, neid lihvima selleks, et kogu meeskond koos töötaks ja nagu Solaridiga liitudes sul on päriselt ka nagu vastutus ja kohustused, et sellepärast ta ei olegi lihtsalt vabatahtlik projekt, vaid ta on ikkagi nagu arengu ja haridustalendi-programm, mis kõik toredad sõnad, et sa tuled siia selleks, et ise ka endast midagi anda, selleks, et midagi vastu saada. Kui tugevalt, kuidas te kommunikeerite seda enda vabatahtlikele juba kui siis, kui nad tulevad, et siis kohe siin läheb andmiseks, et siis kui sa alguses ju räägid nagu konkreetselt ära, mis siin toimub, siis nagu need ootused ongi, okei, ma pean nagu tööd ka tegema ja siin ikka rohkem pingutama, kui lihtsalt mingi kord, ma ei tea, 6 kohal käima. No meil nüüd just on viimased intervjuud, meil eelmine pühapäev lõppes kandideerimine uude hooaega, 151 kandidaati, päris palju ja nagu mida me seekord tegimegi teistmoodi ongi täpselt seesama, mis sa ütlesid, et me ikka alguses püüdsime ära hirmutada. Ja rääkida päriselt, nagu mis siin juhtuma hakkab ja et sul ei ole mõtet tulla, pluss ka see, et sa pead tulema vähemalt aastaks. Hooaeg kestab 2 aastat, parem kui 8 aastaks, aga aasta aega nagu sa peaks kindlasti siin olema selleks, et sa pärast saad selle vimpli ka, et näed, sa oled Solaridi alumni ja et see tähendaks ka midagi tööturul, et neid läbijooksijaid me see aasta väga ei tahaks võtta. Et aga siiamaani pole kedagi vist väga ära hirmutanud, aga ma arvan, et see on hästi tähtis, mis sa just välja tõid, et kui on algusest peale selge, siis nii on. Väga hea, sa tõid selle ajalise faktori. Lihtsalt, kuna meil Täitsa Pekkis akadeemias on ka 7-8 vabatahtlikku, et siis kui ma täna kuulsin, et sul on lihtsalt Mihkel 100 vabatahtlikku siin pikali kukkuma, lihtsalt ausalt lihtsalt nagu mingi mida. Et see, et just, et jah, et kui sa tuled, siis et oleks teada kohe, et see commitment on ju, et
see ei tule kuuks või 2 ja see nagu nii hea on kuulda, et kellegi on veel hullem. Aga see on ka teistpidi see, mis nagu neid noori inspireerib või nagu nad nagu tegelikult keegi ei viitsi ju käia kuskil, kus kedagi nagu ei koti ja kes nagu tulevad ja lähevad ja lõpuks midagi tehtud ei saa, et tegelikult nagu mis noortest välja paistab on see, et nad tahavadki päriselt teha. Nende motivatsioon on kõrge, kui need ümbritsevad inimesed, kes tahavad päriselt teha ja teevad ka. Et kui see punt nüüd kokku saab, et siis ma arvan, juhtub ägedaid asju. Kui palju sealt 150 siis saab? Äkki mingisugune 70 või? Pooled. Umbes. Aga me pigem võtame praegu jälle rohkem selle arvestusega ka, et keegi kindlasti kaob ära, et me ei peaks poole pealt värbama ja kõik, kelles ikkagi materjali oli ja oli näha, et see tahtmine on, et siis pigem võtame, kui ei võta. Kui palju teil muidu see ajaline panus eeldatav on siis siia projekti? No see on mu lemmikküsimus, millele ma ei oska vastata. Tavaliselt ma loen ette umbes, et mis on need kohustuslikud asjad, mis meil ühes nädalas on ja mis on kvartalis ja nagu mis meil toimub enam-vähem. Ja siis meie see nagu mõtteviis algusest peale on see, et under promise over deliver, ehk siis nagu võtta endale nii palju, kui kanda jaksad, kommunikeeri, kui sul on mingisugused ajad, kus sa pead eemal olema ja pea lihtsalt nagu oma lubadustest kinni ja kokkuvõttes ikkagi see ka, et mida rohkem sa ise sisse paned, seda rohkem sa välja võtad. Täiskohaga töö nagu see ei saa olla ilmselt ajaliselt või mõtlen just tundide mõttes, et 40 tundi nädalas. No mõni paneb mingitel perioodidel, et see ei saa olla järjepidev, et kui me siin praegu tegime näiteks seda sama värbamiskampaaniat, mis meil oli ära higista, siis sellel perioodil mõned ikka panid hullu. See on väga huvitav, mul on nagu väga suur selline dilemma hetkel siin, et ühtepidi te tahategi, ongi võistelda maailma tasemel, anda noortele võimalus kogeda tipptasemel tehnoloogia loomist teatud mõttes, ongi midagi väga unikaalset ja vinget ehitada, anda endast kõik, olla kohal, pingutada, panna hullu. Aga enne sa mainisid, samal ajal noorte läbipõlemine on väga suur, depressioonid, väsimus. Kuidas sa saad 2 asja korraga neilt? Õpetada ja mitte selle 2 korraga, sorry, ma peangi silmas seda, et õpetada siis neile, ma eeldan, et sa siis pead kuidagi õpetama mingit kultuuri või mingit tööviisi, mis hoiab neid ja samal ajal nõuda neilt hästi palju. No ma arvan, see on selles mõttes jälle vana tõde, millest on endale ka hästi raske kinni pidada, et kui sa oled tegelikult puhanud, kui sa oma asju planeerid, kui sa mõtled läbi ja prioritiseerid, siis sa tegelikult jõuad väga palju teha. Aga need on jälle need kompetentsid, mis tihtipeale on nõrgad, et kõigepealt me alustakski sellest, et me tegeleme nendega, aitame neil üleüldse nagu oma elu ja töölaud läbi mõelda, shoutout produktiivsusklubile. Nad on Intel. Ja tulevad appi meile nüüd. Väga lahedad tüübid. Lihtsalt praegu note meile, sorry, see on tasub kutsuda. Ja kui keegi nende teenuseid kasutab ja praegu siit kuulis, siis mainige sõna Solaraid, et siis me saame võib-olla rohkem tasuta koolitusi ka äkki teha kunagi. Aga ühesõnaga, see on, ma arvan, väga õige küsimus, aga see pole ju päriselt algusest peale nii olnud, et kogu see mingisugune tasakaal ja vaimne tervis, et see oleks teema, sest mina tulin ka ikkagi naiivselt, et tulebki panna ja tuleb täiega panna, aga ma ei olnud veel elus ikka nii kõvasti pannud kui siin praegu, et läbi selle, et sa näed, et tegelikult lõputult ei jõua ja sellega tuleb teadlikult tegeleda, et siis nagu sellest ongi välja kasvanud ka teema uueks hooajaks, kus me peamegi oma tegevusi tasakaalustama ja ongi okei puhata vahepeal ja lihtsalt see taandub hästi palju lõpuks kommunikatsioonile, sellele teineteise märkamisele, ka normaalse töökoormuse nagu jaotamisele ja kõigele sellele, et ei saa teha kogu aeg 100 asja korraga ja täiega. Mis see tähendab? Siin pole elu sees nii palju saanud panna kui siin Solaraidis. Mis see tähendab? Nagu räägi, kuidas siis on olnud mingid ekstreemsed sul hullu panemised? Räägi oma 2 aastat, kuidas sulle mõjunud on? Räägi nii, nagu päriselt on. Jaa. Issand, ma ei teagi, kust nagu otsas seda nagu lahkama hakata, et jätkuvalt nii kaua, kui ma ei ole nagu päriselt veel läbi põlenud, et ma ikka tervise mingisugused hädad oleksid alanud või kuskile haiglavoodisse jõuda, aga ma tean, et ma olen nagu väga pikka aega kuskil piiri peal kõndinud, sest ongi see, et igal pool, kus käriseb, seal jälle tõttad appi, siin jälle see hea tüdruk minus või tubli tüdruk minus nagu räägib, et ma nagu ei taha lasta ka mingitel asjadel lohiseda ja siis ma lähen ise appi, mis on ka juhina võib-olla nagu viga, et las siis õpivad oma eksimustest. Et igal pool nagu kogu aeg hands on olla on ikka nagu enestapp. Ja kuna mul on laps ka ja ma olen põhimõtteliselt ikkagi tiimis ainuke siuke nagu
nagu väga tegev liige, kellel on laps ja sealjuures väike laps, 2,5-aastane. Et siis nagu selle tasakaalu leidmine ja see ka, et nagu ülejäänud meeskond nagu mõistaks või ise vahepeal kahtled endas, et nagu kas nad ikka nagu saavad aru, et noh, et nagu ma pean ikka nagu kodus ka olema, et ma ei saa nagu ööpäev läbi kuskil garaažis praegu lõpuspordi ajal istuda või kas neile tundub, et ma saan palka ja siis ma nagu ei olegi sama palju tunde praegu garaažis kui insenerid, aga noh, siis jälle tuletad meelde, aga minu töö ei olegi auto ehitamine, jah, ma aitan seda kõike teha, aga nagu minu skillid ja panus organisatsiooni on kuskil mujal, et ma pean selleks olema värske ja tegelikult nagu kodus ka suutma olla, et suuta nagu päriselt seda organisatsiooni edasi viia. Et sellised nagu diskussioonid endaga on ikkagi nagu pidevalt. Ja kuidas see sind mõjutanud on? Need 2 aastat ikkagi nagu just see, et sa oled ikka enamus ajast väga hands-on igal pool olnud. Ei no, sa tüürid nüüd sinna, et ma olen ennast ära kaotanud, mis vastab tõele. Võib-olla. Kus see Mihkel nii tüürib niimoodi? Võib-olla. Aga no ongi, ma nüüd lõpuks saan nagu väga hästi aru sellest, nagu, mis see nagu tippjuhi hullumaja on, eriti kui sa oled, kusjuures see on üks asi, mille ma olen nagu väga palju mõelnud, et üritatakse väita, et see, et sa oled naine või see, et sul on laps, ei takista sind kuidagi karjääridel. Jah. Minu mõttes on loll jutt. Nagu see, ta otseselt ei takist, kõik on võimalik, aga nagu see mõjutab ikkagi sinu elu hoopis teistmoodi, et kui ma oleks praegu, ma ei tea, vaba vallaline ilma lasteta, ma saaksin nagu hullu panna. Vaba vallaline ilma lasteta mees. Ei no miks? Kõik vabad vallalised naised on praegu tagajalgadel lihtsalt, mis asja. Aga nagu alguses ma mõtlesin seda nagu kõigepealt sedapidi, et jah, nagu võib-olla ma nagu sellepärast, et ma olen lapsevanem, võib-olla saan panustada organisatsiooni vähem, aga tänaseks ma olen enda jaoks selle sedapidi ikkagi ümber mõtestanud, et tänu sellele ma võib-olla olen veel mõistuse juures. Et see, et mul on koju nagu kellegi juurde minna, et mul on nagu hoopis mingisugune teine elu kodus ootamas, et mul on laps, et mul on nagu mingi ka teine mõte elul kui ainult töö, et tegelikult see võib-olla on aidanud mul just ka natuke seda tasakaalu hoida rohkem, et muidu ma oleks ilmselt nagu juba, ma arvan, haiglavuudis ennast töötanud, et see on pigem isegi nagu boonus. Jah, täpselt, see on perspektiivi küsimus, seepärast, et kui lasen sulle tahtsimist öelda, et aga tegelikult see vastu tõele, et kui sa võtad naise või mehe, täpselt, kes ongi vaba vallaline ja tal on seda nagu energiat hetkel on ja ärme räägi sellest, mis on õige vale, ärme räägi sellest, mis selle inimese juhtub 5 aasta pärast, aga kui ta on praegu valmis näiteks tulema ongi või näiteks tema sinu asemel oleks alguses sattunud sinna Solaroidi ja suudaks panebki 12 tundi iga päev, nädalavahetus ei ole, persse sõbrad, ema ma ei viitsi näha, noh, tulemusi hakkab tulema, olgem ausad, et kui ta mingi napakas ei ole, siis sealt tuleb palju tulemused toovad edu, toovad rahastusi, kõik seda. Aga see on see mõtteviisi küsimus on, et mis on need tulemuste taga, et see on väga nagu raske diskussioon, et kuidas seda nagu muuta, sest päeva lõpuks nagu inimesed ikkagi võistlevad päris elus ja tihti peale nagu mingid väga kõrged juhid või mingid ettevõtted teevad otsuseid nagu võib-olla valedest kohtadest ja kõik selle põhjal, et kuule, mina ei tea, aga tema pani nii palju hullu, sa ei saa nii palju hullu panna, et me nagu anname talle raha. Just ja jälle see tõehetk ka, et kokkuvõttes ühel hetkel nagu lõpeb minu jaoks teekond Solaride'is, lõpeb minu aeg nüüd tegelikult aasta lõpus ka Swedbankis, kui mul päriselt emapuhkus läbi saab. Et aga need on kõik nagu mingid organisatsioonid või ettevõtted kuskil, aga lõpuks jään mina sinna, jääb minu pere sinna, et millises nagu, kus me siis nagu selle suhtega oleme sellel hetkel, kui nüüd see suur eesmärk töö mõistes ära kaob, et sellest ma nagu olen õppinud aru saama ka, et asendatavad inimesed on olemas, kõik on asendatavad, ükskõik kui suure panuse sa kuhugi oled andnud, siis lõpuks sa lähed minema ja elu läheb edasi ja tuleb. Kas sa vahepeal arvasid, et ei ole et asendatavaid inimesi või? Kas sa arvasid nii, et sina oskad, ei päris on jumala, see on no, väga hea teema. Tulles ma ikkagi nagu olin väga mures. Mina olen ehitanud kogu selle sotsmeedia selle üles on ju koos Kristjaniga ja siis Kristjan õnneks jäi sinna, mis tegi tunde nagu palju turvalisemaks minu jaoks. Aga et nagu mis siis saab, kus siis tuleb keegi, kes nagu tunneb klienti, sest ta on olnud teller ja kõik mõtled selliste asjade peale, et nii palju on juhtunud, et äkki nüüd kõik see kukub kokku, sest mind enam ei ole ja siis sa läksid ära ja siis lihtsalt nagu kõigil oli pohhui. Nagu okei, sul mõned lähedasemad sõbrad pangas on ju ikka nagu oi jaa, sinu ajal küll ikka oli on ju võib-olla vähemalt viisakust ka, ma ei tea. Aga kokkuvõttes tegelikult jumala suva ja läks natuke aega mööda oli endal ka jumala suva.
ja lihtsalt nagu selles ajahetkes nagu lahti lasta millestki, kus sa tunned ennast turvaliselt, sa tunned ennast olulisena, sa tunned, et sul on nagu mingi väärtus, sa oled andnud panuse. Et siis nagu sellistest asjadest lahti laskmine tõenäoliselt ongi raske. Aga tegelikult nagu sa tulid töölt ära, et no, tegelikult elu alles nüüd algab on ju. Jah, täpselt. Sama siitu tunnen. Nii, sorry. Kas sa, olles see Swedbankis tööl, kas sa sinna nagu panustasid täiega rohkem kui nagu nii-öelda? Ma olen pangas ööbinud isegi oma meeskonnaga ja nagu ikka mingid igast asju teinud. Okei, nüüd see viib mind järgmise teema juurde, et ongi, kui me nüüd töötame ja kuskil väga ägedas kohas, me panustame rohkem, kui meilt nõutakse, me teeme mingeid hulle asju ja siis me tuleme sealt ära ja kõigil on mega pohhui. Et nagu, kas sa mõtlesid ka see pealt, et kas see oli nagu kõik üldse nagu väärt siis seda või? No muidugi ma mõtlesin, aga jälle, kui ma praegu selle peale mõtlen, siis tegelikult on jumala pohhu, et neil oli pohhu, sest et see nagu, mida mina sain 10 aastaga Swedbankis, kõik need kogemused, tutvused, koolitused, ma nagu ehitasin üles ka nagu teatavas mõttes võib-olla mingi oma persooni brändi nagu selle kogu sotsiaalmeedia ekspertsuse ja turunduse valdkonna kontekstis, tänu millele kutsuti mind Solaride'i. Et jah, vahet ei ole, et nad ei mäleta, aga ma olen sealt ka saanud nagu väga palju kaasa. Nii et nii. Ja aga see ongi see, et kui sa ise oled sealt nagu nii palju õppinud ja kogenud, et siis tegelikult on see ikkagi nagu worth it. Ei ole alati, oleneb, et nojah, võib-olla see oleks sööseks sinna jäänud, kui sel hetkel oleks laps olnud või keegi kuskil ootanud, eks ole. Aga mõtle, kui sa oleks teinud selle otsuse, et aga täna tead laps otsib ise oma kaerahelbed üles, ma ei tule. Saadad mingi SMS-i, no proovi leida oma kaerahelbed. Ja, aga seal oligi see nagu töö oli ikkagi hoopis teistmoodi, et seal nagu sai nagu täiega panna ja ma tegin ka alati rohkem, kui meilt oodati ja seadsin ju omal ise eesmärke ja viisin neid ellu ja nii edasi, aga kuidagi seal ikkagi olid teised inimesed ka, et pank ei sõltunud üksi minust, aga nagu kui sa Solaride'is lõpuks vastutad kogu kupatuse eest ja kogu selle 100 inimese eest ja selle eest, et nad kõik tunnevad ennast hästi, on hoitud terved ja teevad päriselt ära ka asjad, mis on vaja teha, et siis see on nagu hoopis mingi teistsugune perspektiiv. Seda küll, aga samas sul on igas valdkonnas väga head, andekad, noored, hakkajad inimesed. Äkki peaksid rohkem lahti laskma? Ja muidugi peaks. Ja see toobki mind selline, et kuidas sa siis, ma tean, et sul on sellega siiamaani raskusi, nagu sa mulle ka avaldasid ja praegu meil ütlesid, et see on väga raske teema sulle, et ühtepidi, kui sa tahad seda muutust organisatsioonis teha, sa pead juhtima eeskujuga, eks ole, sa pead ise tegelikult väga teadlik olema sellest. On sul mingid praktikad või meetodeid või kuidas sa meenutad endale siis sellel hetkel, kui sa lähed hulluks heas mõttes? No eks ma jälle üldiselt ma nagu räägin sellest ikkagi avalikult ka või nagu ma kuskil ei ole vaikselt omaette see ülinõudlik, vaid ma kipun domineerima kohati jälle ka on ju või päris palju. Kui mul tuleb mingid häid ideid ja tavai teeme hoopis nii, mis te sellest arvate, aga tihti peal on nagu ettepanekud, mida juhi puhul jälle tihti võetakse. Tunnen väga suurt samastumist. Tihti peale võetakse nagu juba otsust on ju, et see on alles ettepanek, aga kuna juht ütleb, siis see on otsus on ju, siis mingi okei, teeme siis nii. Et ma nagu ka teadlikult oma tiimiliikmetel palun ennast kutsuda korrale ja anda tagasisidet või nagu juhtida tähelepanu sellele, kui kuskil nagu hakkab lappama minema, et see nagu kinda juba vaikselt nagu toimib ka, aga jah. Ja ka ongi, see vastutus on nii suur. Kui suur? Kui suur see vastutus on? Räägi. Nagu, kui suur see vastutus päriselt on? Nagu, mis siis nagu juhtub? Okei, see on see küsimus, mida ma ka vahel püüan endalt küsida ja siis ma jooksen ummikusse kuhugi, et tegelikult tõenäoliselt ei juhtuks väga midagi peale selle, et keegi kuskil on mingi või võib-olla ongi et aga mõtlen, et nagu meil on sponsorite raha, siis me oleme rääkinud sellest, mida kõike me teeme, me tahame, et see oleks jätkusuutlik. Palju sponsorite rahasid on? Esimese hooaja eelarve oli kokku 500 000. Ja mis te muide enda sponsoritel üldse nagu lubate või mis on see, mida nad justkui peaks vastu saama? Eks paljud ikkagi ootavad ka nähtavust vastu, aga nagu mille me oleme ka teadlikult nüüd ära otsustanud on see, et me tahame näha enda sponsorite seas neid, kes päriselt usuvad sellesse missiooni, kes näevad, et meil on tööturul probleem, meil on inseneride puudus ja nagu tegelikult nad on nagu missiooniga selle asja juures. Mitte ei ole seal tulnud selleks, et kõige suurem logo saada, sest see nagu kaasneb niikuinii selle projektiga, aga kohati ikkagi on nagu olnud seda, et
ma siit ei saa piisavalt palju nähtavust, ma lähen toetan nagu mingisugust, ma ei tea, autorallit kuskil, kus mul, või ma ei tea, suusatamist, kus mul on logo rinna peal, on ju. Et noh, kogu see, no võib-olla veits nagu vanakooli suhtumine, et tegelikult Solaride ikkagi nagu ettevõtete mõistes on mingi CSR projekt. Et sa panustad ühiskonda. Corporate Social Responsibility, ehk siis nagu see on see võimalus ühiskonda tagasi anda, me lihtsalt oleme võtnud selle vastutuse ja rolli, et nende noortega tegeleda. Aga selleks peab kuskilt see raha tulema ka, et õhust ja armastusest päikeseautot ei ehita ja kõiki neid toredaid. Ainult päiksest ei ehitagi päikeseautot. Mis mõttes? See tegelikult nagu enamus sponsorid on selle pealt teile raha andnud, et te teete nii õiget asja, me tahame panustada sinna ja nüüd, kui sa ütleksid, et nagu I quit everything, siis tegelikult nagu nad oleksid mingi okei, Kristel, no võib-olla oleks võinud natuke rohkem pingutada. Ja no quittimine on üks asi, aga just võib-olla see ei olegi nagu nii väga sellega, et ma nüüd lähen ära, vaadake ise, kuidas hakkama saate, vaid pigem just see nagu igapäevane sooritus, et kuidas me teeme oma turundust, kuidas me ehitame autot, millised on meie üritused ja mingid inseneeria populariseerimistegevused. Et aga see on okei, sul on õigus, see on mingi minu enda latt, mille alt ma ei taha läbi joosta ja tõenäoliselt suures pildis keegi isegi ei saa aru, kui me ei ole selle latini jõudnud, sest et nagu nad isegi ei tea, mis veel võiks olla. Jah, ja see on vahepeal võib-olla nagu kõige nagu siukse kind of hirmutavam, et nagu et ise paned endale mingi tohutult suuri eesmärke, siis nagu, et tegelikult, kui me nüüd ei tee ja mingi, siis ongi nagu mingi, et nagu tegelikult ei juhtugi nagu midagi. Ise mõtled, et teed, aga siis kui nüüd me ei tee on ja siis nagu mingi kogu maailm. Aga selles mõttes nagu suhteliselt tundub, et levinud, et meil on ka mõni mentor ära läinud sellepärast, et mina seon oma nime teie projektiga, selles valdkonnas inimesed teavad, et mina mentordan ja siis nad teevad mingeid keskpäraseid ja nõrku sooritusi, et see näitab, et ma olen siis kehv mentor ja oma valdkonnas nagu nõrk on ju. Okei, kas keegi nagu ikka päriselt teab või nagu, kas päriselt on nii hull on ju, et see on tudengiprojekt ja et äkki nad läbi selle siis õpivadki. Aga jah, eks ise ma mõtlesin ka niimoodi, et okei, mina mentordan sotsiaalmeediat. Me ei saa nagu mingid kehvasid asju teha nagu 10 laikimis asja. Kui see on kehvem kui nagu Swedbankal, kellel on sitaks raha ja suur tiim, siis ma ei tea. Oh my God, ma olen teraapiasse jõudnud. Aga sa ütlesin hästi seda, et see on lihtsalt tudengiprojekt, aga tegelikult sina ei võta seda kui lihtsalt mingi tudengiprojekti. Et sinu jaoks on see ikka midagi nagu massiivset, mis päriselt nagu muudab noorteelusid, muudab maailma, muudab ühiskonda, et see ei olegi lihtsalt tudengi. No mul meeles ütles üks päev, et kui see oleks nagu nüüd mingi päris ettevõte ja siis sa nagu paneks selle energia kõik sinna ja juhiksid nagu mingit oma ettevõtet nagu samasuguse pühendumisega, et mõtle, kui rikkad me oleks ju. Aga kuidas sellest siis sai üldsegi see nii suur missioon akadeemia, sellepärast, et need 2 kutti, kes alguses mõtlesid, et tahaks midagi lahedat teha, kuidas? Üks oli naisterahvas. 2 tudengit, et tahtsid teha mingi tulmelist asja ja see nüüd ka professor kõnes ütles, et davai, tehke päikseauto, et neil ei olnud kindlasti eesmärk ehitada üles mingisugust akadeemiat, mis annab tudengitele mingid väärtuslikke õppetunde elus. Kust kohast see algas üldse? No jällegi, ma arvan, et kellelgi ei ole ka huvi, mõnedel on kindlasti mingitel hardcore autohuvilistel ja inseneridel on nagu huvi toetada ka lihtsalt ühte autoprojekti, aga nagu suures plaanis sul peab ikkagi olema nagu mingisugune sisulisem väärtus või mõju ühiskonnas selleks, et üldse kedagi huvitada, olgu selleks siis potentsiaalsed rahastajad, need tiimiliikmed või jumal teab kes, et ma ise samamoodi ma ei viitsiks tegeleda praegu lihtsalt ühe autoprojektiga selleks, et tudengid saaksid ehitada ühe ropult kalli auto valmis. Et see ei ole nagu asja point, vaid nagu hästi palju tuligi küsida seda miks ja et miks me seda siis teeme, mis selle käigus peab juhtuma, mis peab muutuma. Et kui alguses oli auto selle asja eesmärk, siis täna ta on vahend, et sama hästi see võiks olla mingi, ma ei tea, vesiniku traktor või ma ei tea, jumalast lüpsimasin on ju. Et ta peab olema tehniliselt keerukas projekt, mis köidab tähelepanu, mille pealt me saame teha ka nagu PR-i ja kõik ülejäänud tuleb siin ümber ehitada. Et see auto iseenesest nagu üliäge võistlus, ülikeeruline, selle käigus õpib ülipalju, aga see on vahend selleks, et kõiki neid suuri eesmärke saavutada ja ilma nende eesmärkideta ma arvan, et Solaride nagu ei oleks ka. Väga oluline on tegelikult see missioon, mis on leida. Kas sina juhtsid selle taipamiseni või see oli kuidagi juba enne seal olemas või tegelikult see, mis sa praegu räägid, see kehtib iga ettevõtte organisatsiooni kohta, iga inimese kohta ka, et mis on see miks, mis midagi teeme ja
Davidiga just arutasime meie seda ühte teist saadet, mis meil tulemas on, aga sealt tuli ka täpselt see küsimus, et nagu miks, et ikkagi veel rohkem, et mis on see täitsa pekkis, mis on see, millesse meie usume. Et kui me teeme oma seda saate introid ka, siis me ütleme, no me on täitsa pekkis saates, räägime ägedate inimestega, mis lähevad pekki. Aga mis siis, kui me räägime hoopiski, et täitsa pekkis saates, me usume sellesse, et ongi, et täitsa pekkis saates, meie väärtus on see. Ja selle käigus me räägime ägedate inimestega, et jah, ma arvan, et see nagu sama miks teeb ka, ma ei tea, Apple'ist Apple'i ja kes meil siin veel need näited on, et või noh, ma ei tea, jälle Elon Musk samamoodi, et ta lihtsalt ei tee nagu mingit ägedat tehnoloogiat, vaid tal on nagu see suur miks on olemas. Aga kui su see mees, elukaaslane, abikaasa? Elukaaslane. Ütles, et kui see oleks nüüd mingi päris ettevõtte, aga miks ei võikski olla nagu nii-öelda mingi päris ettevõtte või kas sellest võiks kasvada mingi nii-öelda päris ettevõtte? No, eks me ikka fantaseerime, et kuidas see asi lõpuks nagu võiks hakata ka mingisugust raha tagasi teenima, et me veel ei ole selles mõttes võib-olla väga heasse kohta sellega jõudnud, ideid on, aga praegu nagu ongi see fookus on pigem selle peale, et siit tekiks neid tiime, neid ideid, mis võiksid spin-offida ja siis omaette hakata tegutsema ja uusi startup'e looma, nii et nagu Solaride'il võib-olla on ka väike osalus selles ja äkki siis kuskilt tuleb nendelt vilistlastelt veits raha tagasi ka. Äkki ideed lendavad? Ja me siin lansseerisime rohekiirendi näiteks Tartus hiljuti ja... Just ju sõbranna Triin ütles ka seda kohta, et palju ideid on. Mis on sinu nõrkused juhina? No, ma arvan, see mikromanageerimist viskab palju sisse. Ikkagi liiga palju. See sama nagu perfektsuse püüdlus, et nagu siin saaks veel ja siin saaks veel ja siin saaks veel ja... Siin võiks olla see üks rida nagu natuke vasakul pool on ja, sest that would be all the difference. Just, et nagu seda kindlasti on. Ja teine pool on sama, mida sa praegu ütlesid või mida ka Triin ütles, et väga palju ideid. Ehk siis ma olen nagu selgelt see tüüp, kes kogu aeg genereerib, ma olen käivitaja, ma ei ole võib-olla nii väga see, kes hullult mingit juba sisse töötatud asja rannida tahaks, vaid nagu kogu aeg peab toimuma mingi areng, teeme veel midagi, aga lõpuks nagu sa ei saa liiga palju korraga lauale võtta, et jälle see nagu, sul peab see tasakaalustav jõud kõrval olema, kes mul õnneks nagu juhatuses täna ka olemas on, kes nagu on see, miks me seda tegema hakkame, teeme selle enne ära. Et nagu see balanss nagu nende kahe poole vahel, et me ei jääks toppama, aga samas me ei kasvaks liiga kiiresti või võtaks liiga palju asju ette, et ma olen võib-olla kohati liiga näljane selles mõttes. Mis sind teeb näljaseks? Ma ei tea, see on põnev. Kus see näljasus tuleb? Oled sa mõelnud selle, oled sa lahanud kunagi, et miks sinus on seda näljasust nii palju? Ma olen mõelda, aga ma ei ole seda suutnud nagu välja mõelda. Et see tegelikult on mind kogu aeg nagu saatnud, neid ideid tuleb, siis sa tahad neid ellu viia ja siis nagu, aga ma ei tea, miks. Nagu mingi tõestamisvajadus on tõenäoliselt ka kuskil, aga samas nagu võib-olla see isegi ei ole nende ideedega nii väga seotud, et ma ei tea seda vastust, jaa. Kuskilt see tuleb, aga ongi vist mingi siuke inimtüüp ka, kes ongi need pagana genereerijad. Paar teraapiat tuleb ikka läbi teha. Jaa, tahaks teada. Mõelnud olen, aga pole veel välja mõelnud. Siis teine huvitav teema sinu puhul on, ma ei üldse hakka küsima, millest sa hea juht oled, keda huvitab. Enesekindlus, et samamoodi Triin mainis, et sa oled ikkagi väga enesekindel inimene ja seda ma olen siit sealt näinud ja sa jätad sellise mulje, et sa oled väga enesekindel inimene, aga mis sinu sisimas toimub ja me ju kõik teame ka jällegi, et sa oled ikkagi mingis autovaldkonnas, eks ole, sa oled kindlasti pidanud minema selge näoga kuskile 100 inimest ette rääkima väga enesekindlalt päikseautodest, asi, millest sa 2 aastat ei teanud üldse mitte midagi. 2 aastat tagasi. Üks sõna jäi siit vahele puudu. Seda juhtub minu viimasel palju, ma unustan sõnad ära, et nagu vahel sõnasid öelda. Ära. Ja see enesekindluse teema on selles mõttes huvitav, et ma näiliselt vist olen jah. Ja ma kunagi nagu midagi selle taha ei jää, et ma nüüd ei julge otseselt teha või no, lõpuks nagu teen ära, aga mis seal taustal toimub või kui palju ma nagu endast kahtlen või et kas ma nagu mis nüüd mina või kas ma ikka tegelt oskan või kas ma ikka tegelt tean või nagu kuidas ma üldse siia jõudsin, mis juhtus, kuidas, mida. Et sellist nagu sisemist struggle'it on ikka tegelt nagu ülipalju. Ebakindlust on ülipalju sinu sees. Muidugi. Ja kas või nagu, ja mingil põhjus on ka just seda, et nagu, et aga mis teised arvavad? Ma ei tea, miks ma hoolin nagu teiste arvamusest nagu nii palju, kui ma hoolin. Näiteks, mis valdkondades sa mõtled
selle peale, et mida teised arvavad? No pigem ongi nagu see, et täna ka meil oli üks arutelu, on ju, seal olid minu jaoks kõik nagu väga suured eeskujud olid ringis, on ju, ja siis mida ma nüüd ütlen, selleks ma nagu päris lolliks ei tee, on ju, et äkki ma nagu ei tea midagi sellest valdkonnast, nad on juba teinud seal nii palju asju, on ju. Siis ütled midagi ja siis on mingi siis ma mingi, nüüd on pekkis kõik. Aga tegelikult siis tuleb sinna peale 3 jumala head nagu mõtted, millega kõik lähevad hullult käima, on ju. Aga siis see ikkagi nagu kohtumine saab läbi, mõtled selle peale, et aga ma ütlesin ikka selle ühe lolli asja, et mis nad nüüd arvavad, on ju, et äkki nagu mind ei võeta tõsiselt või nagu. Aga ma ei tea, kust ei võta ise ennast piisavalt tõsiselt. No mina ei tea. Ma nagu olen kogu aeg olnud siuke, no ma ei ole, vaata. On väga suur vahe nende noorte vahel, kes täna on Solaride'is ja minu vahel, nagu ma ütlesin, et kolmapäeval iluks tasuta oli nagu see, kuidas mina üles kasvasin, on ju, et kui ma vaatan praegu neid noori, et nagu nad juba mingi, ma ei tea, mis hetkest alates hullult arendavad ennast, teevad vabatahtlikku tööd, käivad nagu arendavad, mõtlevad, jälle see on tõenäoliselt ka see sama sotsmeedia surve, mis neid lõpuks ka tegelikult viib läbipõlemiste ja mingite vaimse tervise probleemideni, et nad ei saagi olla noored. Et siis ma lihtsalt mõtlen, et ma olen kogu aeg mingi jolo, teeme, vaatame, mis saab, on, et ma nagu ei ole ennast ribadeks tõmmanud kunagi selleks, et nüüd ma ei tea. Või no ma ei tea, sa küsid ka mul asjad kuidagi justkui lihtsalt kätte tulnud, et ma ei ole nagu kunagi rabelenud liiga palju, aga ma olen alati teinud neid asju, mis mind huvitavad nagu kire ja suure pühendumusega, aga nagu sa vaatadki neid noori, siis mõtled nagu, kes ma olen. Nagu ma ei ole käinud nagu mingis kuskil mingi ÜRO vabatahtlikus organisatsioonis reisnud mööda maailma, ma ei tea, 3 aastat, siis teinud oma startupi, siis mingisugust, mida kõike veel on. Pluss veel haridust nendes teemades, mis on väga tugevad juhtivad valdkonnad teie ettevõttes. Siis sa nagu oled siin mingi, et ma ei tea, minu hinnangul võiks teha nii. Aga kas see ei ole mitte huvitav, et sind kirjeldatakse kui inimest, kes ei hooli teiste arvamustest ja kui enesekindlat inimest? Nagu väga huvitav, kui palju me kõik ikka ise muretseme sellepärast, et teised arvavad ja kui palju on seda ebakindlust meie sees. Ja. Kuidas sa peidad seda nii hästi? Tõenäoliselt mul nagu mingites sellistes nagu reaalajas hetkedes ongi poogen. Ma hakkan pärast lihtsalt sünteesima ja üle mõtlema. Nagu kui ma räägin või vaidlen kellegagi või nagu pean mingisuguse nägemuse läbi suruma, siis ma nagu, mis asja? Ja siis pärast, issand jumal, mida sa tegid? Et võib-olla see vahe ongi. Ma nendes hetkedes võib-olla olengi enesekindel, aga pärast hakkab mingi põdemine pihta. Ja kuidas sa aitaksid oma tiimiliikmetel või noortel inimestel näiteks enesekindlust kasvatada? Nad tulevad sinu, et issand, sa tundud nii enesekindel, mina kogu aeg muretsen asjade pärast, sa ei muretse kunagi. Mina ei tea, minu meelest nagu kõikide teemade puhul on see, et kui sa aitad inimestel näha seda, et kõik teised täpselt samamoodi muretsevad ja keegi ei ole sul nagu mingi kuulikindel ja lõpuni nagu puutumatu, et siis sealt hakkab tekkima see tunne, et okei, ma ei ole nagu mingisugune tropp kuskil, kes hakkama ei saa, et tegelikult kõigil on mingisugused oma siseheitlused ja probleemid, et miks mulle ka nagu hullult meeldib, et kõikidest nendest teemadest räägitakse järjest rohkem, et see nagu need probleemid tulevad välja, et ei ole ainult see mingisugune ilus, mingisugune pealispind kogu aeg. Kui palju sa ikkagi täna või viimase üldse siis aasta jooksul oled saanud endale päriselt aega võtta? Kui ise endale, arvestades, et sul on Solaride, sul on elukaaslane, sul on laps? No ma talvel käisin hommikul kell 7 talisuplust tegemas, nagu kõik käisid, et see oli selline üsna enda aeg, mis ta oli siis mingisugune 20 minutit. Et nagu päris... Talvel? No mingi jaanuar. See, mis oli aasta aega tagasi? Jah, see tuleb mul pähe praegu. Okay. Siis... No ei olegi, mis ma hakkan keerutama, ei olegi. Reaalselt nüüd ma lähen siis järgmine nädalavahetus, me läheme samade sõbrannadega, kõik ainult 4 sõbrannat, läheme siis spaasse ja võtame ühe nädalavahetuse ja tegelikult hullult nagu kripeldab, et ma seda teen nagu praegu ka. Miks? No jälle ongi, et niigi sina oled nagu vähe kodus, niigi saame vähe kuidagi koos olla, sõpru pole näinud ammu, on ju, okei, nüüd tuleb sõbrad ka kaasa, aga jälle kuidagi tundub, et võib-olla peaks nagu, ma ei tea, kodus midagi tegema, seal lillepeenrad umbes on hooldamata, mis sa sellest majast siis ostsid, kui sa nagu seal midagi ei tee, oleks nüüd korteris elada, no mingid sellised jumala mõttetud asjad ja noh, aga no vähemalt ongi see, et ma nagu päriselt nagu juba pikka aega teadvustan seda, et seda iseenda aega on mul vaja, on mu elukaaslasel tegelikult vaja, on ju, aga ma ei suuda seda võtta. Ma ei suuda lihtsalt seda võtta ja see on nagu minu, ma arvan, kõige suurem eesmärk praegu üleüldse, et see nagu päris enda aeg tekiks. See on nii nagu siuke klišee võib-olla, aga...
see on täpselt nii nagu meil see elu siin kuidagi on, et nagu siis tuleb need agad, vaata ongi, aga siis see nagu värk, kuigi sa tegelikult tead, on ju, sa tead, et sa pead ise endale aega võtma, tegema neid asju, mis täidavad sinu tassi. Nii, aga siis on vaja meelidele vastu, siis on vaja seda teha, siis ongi vaja seda teha ja siis me ei kuulagi ise ennast ja siis ongi see läbipõlemine, kui me lihtsalt jätamegi selle kuulamise ära. Sest ma juba nagu mingisugune 4-5 kuud räägin seda, et nüüd on see tähtaeg, siis nagu läheb lihtsamaks. Okei, nüüd tuleb see veel, siis läheb lihtsamaks. Nüüd nagu kunagi ei lähe. Esmaspäevast praegu pidi lihtsamaks, et meeskond läheb Marokosse, et siis on nagu vähemalt auto teele läinud ja nagu siis läheb lihtsamaks. Ma mingi, aga nüüd ei ole kedagi Eestis, nüüd oleme mingi 5, kes me peame kõik ära tegema lihtsalt, kes me siin oleme. Ja siis niimoodi see nagu läheb, et noh. Aga järgmine aasta läheb lihtsamaks, siis on tiim suurem. Jep. Siis on vastutused suuremad, siis saate rohkem raha. Siis on veel suurem vastutus. Just. Nii et selles mõttes nagu tulebki ülijõuliselt seda kõike tegema hakata ja ma... Ütlen veel, Krista, kuidas sa kavatsid hakata seda tegema? Okei, see spa nädalavahetus on tore, on ju? Nii, aga see on üks kord. Jah. Aga see on juba väga samm, aga mis sa arvad, räägime nüüd podcast, lepime nüüd kokku mingid asjad. Nii, lepime kokku. Lepime need kokku nüüd siin inimesed saavad seda pärast järgi kuulata ja minna Kristelit konfrontima ja siin üleskutse kõigile Soraidi tiimile hakake Kristelit kontrollima. Nii, mida Kristel hakkab nüüd siin tegema? Kuidas sa võtad enda aega ja mida sa hakkad tegema? Ja, no ma tahaks oma nädala korralikult ära planeerida kõigepealt üleüldse, on ju. Siis ma olen aru saanud sellest, et kõige loogilisem aeg näiteks trennis käia oleks siis, kui ma viin lapse lasteaed ära ja ma olen kohe trenni. Ma nagu ei tee enne ühtegi mingit mailboxi lahti ja see jälle taandub kommunikatsioonile, et ma olengi kättesaadav sellest kellaajast, aga vaata, see on jälle see projekt, kus kõik töötavad erinevatel kellaaegadel, siis kõik tahavad kogu aeg midagi, et nagu see... Aga mis juhtub, kui sa vastad 2 tundi hiljem? No ongi see, et tegelikult ei juhtu midagi, ma pean lihtsalt selle nagu välja kommunikeerima ja ütlemegi, et nagu ma olen teile kättesaadav siis. Mitte kogu aeg. Ma olen ise nagu ära hellitanud. Mis kellaaeg see on, millest nüüd siis järgmist nädalast hakkad kätte saada olema? Mis see kellaaeg on? Mõtlen, no mingi 10. 10. Kuulsite? Enne 10. Ei vasta e-mailidele, lihtsalt ei tule vastuseid. Mis on 10 megavara? No, ma muidu 8 viin lapse lasteaeda, siis ma juba nagu teen ruttu mingid meilid ära, samal ajal mõtlen, et okei, ma tegelikult võiks trenni minna. Mingi ma teen ikka need ära ja siis on juba vaata, kell on nüüd juba nii palju, on ju, et tegelikult peaks sööma midagi, siis ma söön, siis on nagu juba hilja trenni minna ja siis nagu õhtul on juba see, et okei, õhtul võiks perega olla, laps on nüüd terve päev lasteaias, muidu ta ei näegi mind. Ja siis ongi nii. Nüüd me lepsime, ühes asjas me lepsime kokku, et me mehega paneme last nagu vaheldumisi magama nüüd. Ja et kui mina panen magama, siis saab tema käia, ma ei tea, jooksmas või kus iganes või jalutamas või podcasti kuulamas või mis iganes ja mina siis, kui tema paneb magama, et ongi see, et see on nagu mingi üks reegel, mis me oleme teinud. Siis seda reeglit me oleme 100 korda teinud, et kella 7 lähevad kõik nutiseadmed ära. Et midagi ei vaata. See on juba nagu, ma arvan, see on nagu mingi komöödia lihtsalt nagu, mis meil kodus toimub ka, et kui ta on ka ettevõtte juht on ja siis ta on ka mingi suur vastutus. Kui midagi toimub ja siis ta ütleb mulle, et no jah, sa oled jälle moobilis ja moobilis, valaima räägib nii. Mingi oma keel vahepeal. Ja siis ma ütlesin, et pada sõimab katelt, ise oled samamoodi. Ei, mina ikka nii palju ei ole ja siis nagu hetk läheb möödas, no nüüd oled sina jälle moobilis ja siis nagu niimoodi see kogu aeg see ping-pong käib, on ju, et nagu me oleme mõlemad täitsa sama nagu lollid selles osas, et tuleb jälle nagu vastastikuse ära otsustada ja nii teha, sest ma näen juba jälle kõrvalt nagu vahel, kui laps ütleb juba jälle, et nagu pane palun telefon ära. Nagu see, laps ütleb niimoodi. Ja siis on nagu see, et okei, nagu päriselt see telefon tuleb ära panna, on ju. Et 2,5 aastane võib sulle öelda ikkagi nagu juba väga palju selliseid asju, mida ta elus märkab. Ta on pigelt lapsed ja just Illimariga ka oleme nii palju Katuga rääkinud, et lapsed on lihtsalt nii retsid peeglid lihtsalt kohanevad sulle ära. Seal ei ole mingid filtreid vahel vaata. Ongi, ma ei mõtlegi teed telefonis. Selge. No täna oli ka, ma ei mäleta, mis asi see oli, vaatasin mingid meediakajastused, milleks pressiteade täna välja. Kuna laps on praegu kodus haige, siis ma üritan praegu tema kõrvalt siis tööd teha ja siis ka mitte tööd teha ja siis ma vaatasin üle mingisuguseid kajastusi ja siis oligi läpaka ekraani peal oli siis autost pilt, siis laps ütles ka, et see on see auto, päikese auto. Väga hea on, jah. Ma käisin ka vaatamas, emmet ei olnud kodus. et nagu ta nagu jah, iga kord, kui ta ütleb, et mind ei ole kodus olnud või et emme teeb tööd või siuksed asjad, siis mul nagu täiega litib ja mõtlesin nagu Aga samas ei muutunud midagi?
ikka muutub vahepeal ka, aga nagu need on väiksed sammud, aga ma ikkagi nagu liigun järjest sinnapoole, sest ja peab muutuma. Ma arvan, ma olen juba tänaseks ikkagi nii küps, et ma saan aru, et muidu see pidu ei kesta kaua. Ja ma ei ole nagu valmis mingid suhteid ohvriks tooma, mitte ühelegi tööle, et kui ma valida kas olla täiskohaga ema või mingi tippettevõtte juht kunagi, siis kindlasti ma valin emaks olemise, sest see nagu minu elus on kõige olulisem ikka olnud. Ja selles mõttes, kui sa neid muutusi vaata ei tee, siis sa nagu anyways põled läbi, on ju? Ja anyways nagu Solaroidil ei saa nii hästi. Solaroid. Forever Solaroid for me nagu. Nii et sõbrad, teate. Kats, siin on vaja muutusi teha. Tee muutusi. Muutused Solaroid muudame Solaroidiks. Ma arvan, et see lahendaks ka nii siin kohtuasjad on ju. Nii. Ühesõnaga, kuhu ma tahtsin jõuda sellega, et ongi see, et nii keeruline kui kas ei oleks, aga mida rohkem nagu meie selliste driver naistena võtame aega iseendale ja tegeleme enda naiseliku poole ja kõige sellega, seda rohkem hakkab ka ettevõtte kasvama, meie inimesed ümber muutuvad rõõmsamaks, et noh, lihtsalt see tundub kuidagi nagu ongi vahepeal liiga klišee või liiga lihtne, nagu, et võtta aega iseendale ja mingi tegele iseenda asjadega. Aga ma mingi vahe ikka nagu täiega nägin seda ka, et no praegu ei ole nagu, juba on praegu parem, aga vahepeal, kui see kõige nagu hullem aeg oli, et siis samamoodi ma ikka nagu muutusin väga selliseks okkaliseks, on ju. Mul ei olnud aega nagu põhjalikult ja selgelt ja piisavalt pikalt ka inimestele nagu tiimis sees mingeid asju kommunikeerida, sa hakkad eeldama midagi, nagu vilksamisi siin-seal, püüad igale poole jõuda ja lõpuks ei ole mitte kuskil ja siis nagu, noh, nagu kellel on sellist juhti vaja, mitte kellelgi. Et tugeva juhina ma kujutan ette, ma ei tea, ma kujutan ette, et sa oled väga palju mehelikus energias. See on üks see teema, millest me oleme oma saates omajagu rääkinud ja meil nädalavahetusel oli just seminar. Oliks see nädalavahetus, aeg vahepeal nii, ja oli küll see nädalavahetus. Ja just see naiseliku ja meheliku energia tasakaal oli päris tugev teema, millest erinevad inimesed rääkisid. Kuidas sinu elus on oma naiseliku energia eest hoolitsemine? Üks asi tegelikult on leida lihtsalt seda nagu baasvundament aega endale. Kui teed naiseliku energiaga tegelema ka vundamendiga, aga ongi toitumine, liikumine, et sa pead sellega tegelema ka. Aga siis on sealt on tegelikult midagi sügavamat veel olla kontaktis iseendaga täielikult oma meheliku ja oma naiseliku poolega. Kui palju sa mõtled sellise asja peale? Selle meheliku ja naiseliku peale ilmselt mitte. Võib-olla mingisugusel omal moel teadmata mingit definitsioone. Aga ma ütleks nagu pigem sedapidi, et nagu mingid eneseotsingud või nagu kes ma üldse siis nüüd olen või kelleks ma olen kasvanud või kui palju ma olen muutunud või nagu kes ma tahan olla, et nagu mingid siuksed diskussioonid ikka nagu peas käivad ja järjest enam, et aga nagu nendest energiatest nagu ma nii... See on täiega huvitav, et praegu tõid, ma tõisin kohe reklaami ka, et Katre Kulbakil ja Deligetter Galatile meil tuli koos just üks uus kursus välja, et siis kuidas vältida läbipõlemist saate Fientast seda minna shoppama. Ja seal meil oli lihtsalt 3 tegime lõpus intervjuu nagu ka, ja ma ütlesin, kuidas siis sina tasakaalustad naise mees energiast, ma olen alguses mingi taustades nagu mingi pool aastat tagasi, ma ei teadnud, mis asi on naisenergia, mis asi on meenesenergia ja nad üldse eksisteerivad nagu, ma mõtlesin, nagu on nagu üks nagu lihtsalt teen, nagu tuleb välja, et ongi, et nagu meie selliste nagu driver naistena veedame ülipalju aega meesenergias, ehk siis me kogu tegutseme, eesmärgid, kogu aeg käib. Jah, et nagu noh, see ikka hustle on ikka tugev, on ja aga me oleme ülivähe sellises nagu mõnusas kulgemises, oma intuitsiooni kuulamises, mingi voolamine, tantsimine, nagu kõik mingi siuke teema. Ja siis üks hetk nagu ongi, me nagu oleme ainult seal mehelikus energias ja siis meie naispool on täiega nagu kustub ära. Ja siis me olemegi nagu kurvad ja läbi põlenud ja. No võt, nüüd spaasse minnes saab selle naiseliku energiaga tegeleda. Täiega. Sest meil on ka pediküür, näohooldus, massaaž, siis tahaks seal vedeleda, siis tahaks lihtsalt lobiseda ja nagu mitte midagi teha ja jalutada ja nagu kõik mingid asjad, mida nagu üliammu pole teinud. Jah. Täiega. Mul meil vist palju raamatut ka lugeda, et ma ei tea, kui naiselik või mehelik see kokkuvõttes on, aga nagu see on minu siuke väljalülitamise moment ka, et kus ma viskangi siruli ja loen vahepeal nii palju, et siis on nagu mingi, mis päev täna on. Aga noh, jälle tõele au andes viimasel ajal pole saanud nii palju lugeda, kui tahaks. Mis on mingid raamatud, mis sinu elu on kõige rohkem mõjutanud või mida sa soovitaksid siin teistele meie kuulajatele ka lugeda? Mina olen see huvitav tegelane,
kes ütleb, et tuleb lugeda palju ilukirjandust. Sest värbamisel ma uurin ka alati selle kohta nii pangas kui nüüd Solaride'is ja hästi vähe tegelikult loetakse nagu päriselt ilukirjandust ja erinevate valdkondade nagu ilukirjandust, et see on tegelikult see, kust su loovus alguse saab, mis õpetab sind kirjutama ja loovtöös, turundustöös nagu, kui sa ei loe, siis nagu what? Et okei, see on ka muid väljundeid, aga lihtsalt nagu ma ise hästi usun sellesse, et tuleb lugeda igasuguseid raamatuid, mis sind arendavad, aga teisest küljest just ka see nagu ilukirjanduse pool on ülioluline. Ilukirjandus võib rohkem puudutada kellegi hinge ja muuta teda inimesena kui ükski teine enesearenguraamat. Ja noh, ka vahel selline ilukirjandus muidugi nagu nende klassikaliste mingite romaanide kõrval nagu Harry Potterit ma olen lugenud, ma arvan, mingi 7 korda algusest lõpuni. Baby! Tuleb koju! Mina olengi Harry Potter. Ma olen lugenud kõik Harry... Ta isegi siit, ma ei tea, kui palju näha on. Ma siin proovin kraapida endale sisse, mul tule välja. Kõik Harry Potter raamatud, Harry Potteri paroodia, siis lisaraamat Imelised võluloomad ja võlumaailmad ja siis Lendluupall läbi aegade. Ja ei, mitte see, millest nüüd film ka tehtud on, vaid on veel eraldi hästi mingi peenike raamat. Noh, tead küll, millest ma räägin. Ei, samamoodi nagu 7 korda, ma olen vist ainult esimest rampsi ei läginud lugenud, teist kord ka 4. ma mingi 4 korda lugenud ja 5. mingi 3-4 mul oli mingi aeg, see oli siuke klassika, et suvel ma võtsin nad alati ette ja kui oli võimalik suvel veel võrkigas lugeda, et siis ma lasin nad järjest jälle ära kõik. Ai, su tütrekesel on veel aega sinna, nii ja. Ma olin täpselt 7-aastane, läksin täpselt esimesse klassi, kui esimene Harry Potter tuli ja siis iga aasta nagu uute klassi minekuga tuli 6 Harry Potteri osa päris jutti ja ma mäletan väga hästi seda, see oli ilus. Ja kui tuli, siis oli see, et sa ei väljunud oma toast enne, kui see raamat oli läbi. Jep, ei tulnud. Olin öö läbi üleval ja lugesin. Ja Oh my god. Ja kui ma juba ise endast siin räägin, siis tegelikult ma enne tahtsin kuidagi jagada ka sinuga, et me siin oleme kõvasti sinu puudus ikka välja toonud, mis sa kõik ikka tegemata jätad ise endale, eks ole. Mina tulin nüüd töölt ära, ma olin Helmese säri analüütik ja võtsin ka ajakellist ise endale nüüd. Ei olnud üldse lihtne otsus ja just ka, et hästi palju põhjuseid, aga näiteks kui ma peaksin mingi 50 põhjust kirjutama, et miks ma nagu tulin töölt ära või miks näiteks hetkel tulles. Sa võiks täiega kirjutada. 50 põhjust, miks tulla töölt ära ja miks mina tulin töölt ära. Ja see võib olla kuskil näiteks 13 või 12 oleks on mediteerimine, et tegelda rohkem mediteerimisega, võtta aega. Ma tulin töölt ära mingi 6 aega tagasi, mitu korda mediteerinud olen, mis arvad? Sa ei tulnud töölt ära 6 aega tagasi, jah? Ei ole võimalik. Ei ole jah. Ma täpselt 21 päeva tagasi. 21 päeva tagasi, mitu korda. Palju oled siis? Mis sa arvad? No 0 kõlab täpselt, nagu jah. number. Ma olen 0 korda mediteerinud ja ma iga päev mõtlen selle peale, et ma peaks kindlasti mediteerima, homme peaks mediteerima. See siis tunne, vaata. Ja, täpselt. Ja ma saan nii hästi aru, vaata, kui sa räägidki sellest, et ja see vahepeal paneb mind nagu mõtlema ka, et kuna me siin ka tegeleme nagu sellega, me tahame inimesi muuta ja transformeerida ja aidata neil kasvada ja julgemad otsused elus, siis vahepeal me teeme neid otsuseid ja vahepeal hästi muutuvad, aga miks on vahepeal niimoodi, et sa iga päev konstantselt päevast päeva mõtled, et ma peaks, et ma peaks mediteerima, võib-olla ongi see sõnastus on vale või midagi muud on vale. Mul on Headspace'i aastane pakett, siis ma võtsin Synctuitioni aastase paketi kõrvale veel, on ju. Ja mul on sitaks aega, et mediteerida ja mul kuidagi oli üldse aega, et mediteerida. Mul on selle meditatsiooniga ka see teema, et ma tahaks, aga ma ei oska ja ma ei oska kuskilt pihta ka hakata. Headspace'i äpp. Ma kunagi alustasin sellega väga tugevalt alustasin. Okay. Sest juba see, kui ma mingi vahe tegin mingit, nagu iga hommik tegin natukene mingit hingamist, see oli juba nagu nii kuidagi tervendav või nagu värskendav, et siis ühed hetkel jälle nagu läks juba liiga mõnusaks, et siis enam ei teinud ja siis pärast said aru, et nagu üliraske on jälle uuesti seda mingisugust rutiini tagasi tuua, aga kui see olemas oli, siis see oli ülihea. Aga praegu hingad? Praegu ei hinga. Praegu hinga. Me hingame üldse päevas, aga võt, miks sa arvad, miks me ei tee neid asju? Ma ei tea. Kogu aeg on vaja ikka midagi nagu, mingi ora on kuskil. Tundub, et midagi jääb tegemata või elamata või saavutamata ja siis ma ei tea. Ma olen nagu pikalt see fantaasia ikkagi praegu ka isegi nagu
kuigi Solaride'iga on üliäge, et ma ikkagi elan kuskil maal ja teen midagi seal koha peal, nii et ma ei pea kellestki sõltuma ega kuskil käima ja ma teen täpselt nii palju, kui ma tahan. Ja siis tuleb jälle see nagu mõte, mida ma seal maal teen, siis ma ei oska seal mitte midagi ju teha, et nagu mis ma teen kodus, suutsin porgandeid kasvatada ja nagu mingi maasikaid oli ka päris palju, aga nagu mida ma seal siis tegema hakkan, sest ma ei tahaks samas ka nagu väga teha sellist nagu arvutis istumise tööd seal maal. Ma võin seda teha, aga see ei peaks nagu selle asja tuum olema, et ma ei tea. Ma hullult võiks kuskil maal elada, aga kui ma Tallinnast Tartusse kolisin, siis oli juba nagu kõik mingi davai, maale ära, jah. Ütle nüüd, et Tartu on maakoht. Oi, blää. Siis ma kolisin Tartust välja, mõni kilomeeter 5 äkki. No, nüüd on ikka täitsa lost, et enam sind kuskil ei näe, et nüüd oled ikka täitsa maal, aga ma nagu mõtlengi seda sammu edasi, et kuidas korraldada oma elu ära nii, et nagu päriselt kuskil metsa sees, jõe kaldal, mõnusasti elada, nii et... Aga miks just metsa sees jõe kaldal? Ma ei tea, kuidagi... Mul on Kauks siis Peipsi ääres on vanematel suvila järvest 200 meetrit. Iga kord, kui ma seal olen ka pikemalt olnud, et kui me seda maja ostsime, korterit müüsime, siis me 6 aega elasime seal keset talve detsembrikuus, nagu seal ei olnud ühtegi, suvel on seal mingi elu, aga seal ei toimu mitte midagi. Ja see oli jälle kuidagi nagu nii mõnus lihtsalt, et sa ei pidanud muretsema mingisugust jooksmise, tormamise pärast. Sa, kui tahtsid, läksid ja jalutasidki, käisid nagu, ma ei tea, järve ääres kuulasid mingisugust tuulekohinat ja tegid ahju tule ja nagu siuke mõnus. Nii. Ja miks sa täna ei ela seal metsas? Ma ei tea. See on jälle ilmselt see nagu hakkama saamise hirm, et mis siis saab või kust ma raha saan. Kuidas ma elan seal? Mis ma teen Solaraid. Siis? Ja see on jälle see, et kui ma metsas, siis see tähendab seda, et ma pean hakkama kuskile sõitma ja asju tegema ja siis seda ka ei viitsiks nagu pool elu maha sõita kuhugi, et nagu neid tagasid on nii palju, aga lõpuks kokkuvõttes ongi ikka see, et tuleb lihtsalt minna ja vaadata, mis saab. No nagu sa hakkasid Solaraidi tegema, nagu sa läksid Swedbanki, kasvasid sealt on ju väga kõrge koha peale. Siis tõenäoliselt see ikkagi nagu ka juhtub, sest me ikka üle nädala vaatame mingit KVS kruntemehega. Päriselt, jah? Ja kogu aeg see on nagu konkreetne asi. See on juba nagu, jah. Ja me ikka oleme neid kruntega juba vaatamas käinud päriselt ja siis nagu mõelnud, et kuidas juba saaks siis asjad ümber korraldada, aga... See ongi hea algus. Aga me ei ole veel seda krunti lihtsalt leidnud. Ma arvan, kui me leiame, siis... Ja, kui tuleb see õige. Kui palju emadus sind muutnud on? Väga palju, nagu väga palju. Ma olen üksik laps. Sama, see on meil nii veidranud. Oh my god. Väga veider. Asjad lähevad siin veidraks. Ja ongi see, et ma ei ole ka oma emast kunagi nagu võib-olla väga palju aru saanud. Mida ta muretseb, kui ma kuskil nagu hilja koju tulen või nagu mis asja, et ma olen juba suur inimene, et nagu miks ta muretseb ja kõik maailma asjad ja siis, kui sa nagu päriselt ise lapsevanemaks saad või nagu emaks seal juures, siis oh my god, lihtsalt nagu mingi ma nüüd mõistan oma ema, et ma arvan, et nagu minu kuidagi suhtumine ka emaga omavahelistesse nagu suhetesse muutus selle taustal päris palju ja see on ikka nagu hoopis midagi muud. Ma olin täpselt see nagu rase, kes oli mingi no ja siis ma hakkan tegema seda ja seda ma kindlasti ei tee ja nagu no seda ma ei tee nagu mitte kunagi ja mingi Montessori ja bla 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 on ju nagu kõik õpikust jumala selge, kuidas tuleb ühte last kasvatada. Ja siis mingi ei, ära hakka mul üldse ajama on ju. Siis sa saad selle lapse ära ja siis on nagu mingi ma teen sinu jaoks mida iganes. Ja nagu lihtsalt nagu kõik asjad, mis sa ütled, sa ei tee, sa lõpuks teed neid, kõik asjad on hoopis teistmoodi ja see nagu, ma ütlesin, et seda on võimatu kirjeldada, mis tunne on saada emaks, sest et sellist tunnet ei ole võimalik enne emaks saamist tunda. Nagu nii sellist piiritut armastust või nagu see on ikka ulme, see on rets. Ja sellepärast ma ka soovitan inimestele, et saage lapsi. Et see on üliäge, see on nagu täiega kihvt. Ja et ma arvan, et muutusin mina ja muutusid minu suhted ka väga palju. Sa mainisid, et sinu elukaaslane on ka juht. Kuidas see teie elu mõjutab, et on 2 tugevat juhti? Kas ta on ka siuke driver nagu sina? Meil on see vastandit tõmbuvad suhe. Et kui ma olen siuke nagu ekstravert ja väga väljapoole, et siis ta pigem on siuke rahulik, tasakaalustav introvert ja nagu mingi hold your horses nüüd. Et ta nagu väga hästi saab kõigi oma asjadega hakkama ja teeb ja kütab ka hullu, aga lihtsalt ta on nagu, nagu väljund või väljendusviis on teine ja ma arvan, et see nagu paneb ka meie suhte hästi toimima, et me jälle tasakaalustame kuidagi teineteist.
muidugi mingites momentides on keeruline ka, aga noh, Solaredi juhatuses on samamoodi, et mul on seal nagu paar tüüpi, kes on täielikult minu vastandid. Alguses meil oli niimoodi, et nagu mingi kuidas sa aru ei saa, kas ta on vaja teha, nagu mida sa jaurad. Nagu lihtsalt sisemiselt keed on ja siis ühel hetkel, kui me nagu kaardistasimegi ära selle, et kes need inimesed meil siis juhatuses on, me tegime seal Belbini neid isiksuse analüüse ka. Nii, oota, mis te tegite? Belbini meeskonnarollid, selline ankeet on olemas. Väga põnev. Nii, oota, guugeldame. Mats Soomre on suurepärane inimene selles osast. Nii, miks te otsustasite seda teha? Alustame sellest. Tegelikult Mats kõigepealt kirjutas meile, et te olete lahedad, et ma võin teid aidata juhtimisteemadega. Siis me süvenesime, mis on, siis ta pakkus meile neid, alguses me tegime, et teeme, tore. Ma olen elus ka teinud terve rea igasuguseid mingid isiksuse teste värke, on ju. Ja nad kõik on nagu teed ära, loed ära ja siis nad on sinna paika jäänud. Aga see Belbin kuidagi nagu tuli hästi õigel ajal. See, kuidas Mats ise seal juures ka meid nagu nõustas ja koolitas ja nagu aitas meil teineteisest paremini aru saada, et ta keskendubki põhimõtteliselt sellele, et mis on sinu mingid käitumismustrid või tugevused, mis on siis nõrgemad pooled, nagu ikka need testid teevad, aga just läbi selle, et me fokusseerime nendele tugevustele ja kuidas sa pead oma meeskonna kokku panema nii, et sul on erinevad tugevused, mitte sa ei tee probleemi sellest, et sul on nõrkusi. Aga teineteise puhul me alati hakkame märkama ju neid asju, mida keegi ei tee, et ma ei tea, mina ei ole nagu kogu aeg peapidi Excelis või rohkem on pea laiali on ju ja teeme kõiki asju korraga. Samal ajal, kui keegi teine arvab, et nagu täiesti õige on teha kõike ainult joonlaua järgi ja ainult neid asju, milles me oleme kokku leppinud ja mitte midagi uut võtta, et siis need hakkavadki vastastikku närvi ajama. Aga kui sa teed selle analüüsi ära, sa vaatad, kus on ka need mingid riskikohad, milles keegi võib raksu minna. Ka sarnaste inimeste puhul, siis nagu nii palju lihtsam on ennetada probleeme ja teineteisest aru saada. Ja, sama asi. Et ja praegu ongi, olles nagu mingite inimeste ankeedid kõik ära teinud, siis sa näed lihtsalt ka organisatsioonis mingi protsesse, mis nagu mustvalgelt taandub lõpuks sellele samale analüüsile. Et kui seda tõsiselt võtta, siis jääb päris palju mingi probleem ära. Ma ei tea, kus me selleni praegu jõudsime, aga ühesõnaga jah. Väga huvitav teema. Mul kohe nagu mingi meeskonnarollid ja isiksustüübid ja see on hästi huvitav. Kohe käima. Ja, see tõmbab mind käima. Ja mulle meeldib see, et te olete suutnud päriselt neid kuidagi jälgida või rakendada, et ei olegi, nagu sa ütlesid ka, et ei ole seda jätnud lihtsalt kuskil sinna tore teadmine. Aga mis on see võti või miks teil nagu õnnestus neid kuidagi nendest reaalselt igapäev elus nagu mingit kasu lõigata või neid tähele panna, neid märgata? Ma arvan, kõikide asjadega on jälle see mingisugune järjepidevus. Me tegime ainult juhtidele esimese hooga selle, juhtidele ja juhatusele ja personalijuhiga mõlemad nagu väga tugevalt oleme jäänud Matsiga suhtlema. Esiteks on Mats meie jaoks olemas olnud, ta on aidanud meil ka selle põhjal analüüsida mingid olukordi. Et see kuidagi, et me ei ole lihtsalt, ma arvan, lasknud sellel minna ja kui mingid inimesed olid alguses mingi davai, mis jama see on ju, siis kui sa järjepidevalt ikkagi nagu peegeldad läbi selle sama mustri mingid olukordi ja tegevusi ja nagu tõlgid mingid sündmusi sellesse samasse keelde, et siis hakkavad ka need kõige suuremad skeptikud tegelikult nagu aru saama, et see tegelikult nagu võib-olla on mingi päris asi. Teete nagu täiega tipp ettevõtte. Using every edge you have. Ja. Nüüd me tahame ülejäänud tiimiga ka seda teha. Siin Mats Soomre. Mats shout out talle. Väga lahenda. Kohe esimene koolitaja siin. Ta on põhjend, jah. Vot nii. Super, mulle meeldib see suhtumine, et tulebki nagu asju teha väga tõsiselt ja mõelda kogu aeg, et sa oled seal maailma tippude vastas ja selle jaoks, et maailma tippudega võistelda, siis mitte see, et me töötame kõige kauem ja kõige rohkem, vaid me töötame targalt. Me keskendume sellele, mis on meie tugevused, millised inimesed meil sobivad kokku. Seda kõike on palju. Kui palju teil üldse nagu protsentuaalselt sul seal tiimis on nagu mehi versus naisi? Mingi 60 mehed, 40 naised umbes. Võib-olla natukene veel rohkem meeste kasuks, aga sinna kanti enam-vähem pooleks ikkagi. Pooleks enam-vähem. Aga inseneerias on 4 naist, et selles mõttes enamik naistest on siis ikkagi humanitaarsuuna tegevuste juures, nii nagu see klassikaliselt paraku praegu on. Aga lahe on see, nagu mis mulle hullult meeldib, ongi see, et ei ole nii, et insenerid nokitsevad oma autod, siis turundajad midagi pasundavad seal on ju ja siis keegi kuskilt otsib raha veel. Et kui see nagu auto ehitamine päriselt ikkagi pihta hakkas, et kui sul oli auto nagu kõik joonised, tootmine oli juba ära tehtud, et siis see auto päriselt valmis saaks ja see kokku saaks pandud, siis kogu tiim oli seal käed küljes. Küll nad nagu lamineerisid seal süsinikust kerepaneele,
küll nad said aru, mis vahe on mutril ja Boltil on ju, või mutril ja kruvil. Issand jumal, Boltil ja kruvil, mina ilmselgelt veel ei saa aru. ja nagu lihtsalt personalijuht ütles, et tema on selle aasta jooksul projektis seda õppinud. Et nagu kihvt on see, et nagu inimesed nagu reaalselt ehitasid autot, kes ei ole mitte kunagi isegi, ma ei tea, mingisugust kruvikeerajat käes hoidnud, aga seal nad pidid tegema mida iganes ja nad tahtsid teha ja nad tegid koos ja see jälle kasvatas seda meeskonda täiega. Kas see tundub, et kuidas nad ennast tundsid siis pärast seda, et kui alguses nagu see tundub täiesti nagu mingi naisterahvane, mingi kosmos on ju, et kuidas ta siis on tundnud ennast pärast seda, kui ta on mingid asjad nagu ära teinud, midagi selgeks õppinud valdkonnas, mis alguses tundus nagu võib-olla tõesti ainult meeste pärusmaa? Ja aga seal ongi tekkinud, mis ma täna jälle avastasin, mitte täna ei avastanud, aga on naised-mehed, reaal ja humanitaar. Ehk siis tegelikult see lõhe ei ole mitte ainult meeste ja naiste vahel, vaid lihtsalt reaali ja humanitaari vahel. Et need tüübid ei saa üksteisest aru, nad ei mõista, mis nende valdkondades toimub ja tegelikult ei ole vahet, mis soost nad on, nad ikka ei saa üksteisest väga hästi aru. Ja see on see, nagu, millega me tegeleme, et pannagi, ma ei tea, turundus ja inseneeria koos tööle, Svedis samamoodi IT ja ma ei tea, kommunikatsioon, see oli ikka nagu see nägemus oli ikka täiesti erinev, et kuidas asju peaks tegema ja mida ütlema. Et me tahame just seda soodustada, et nad mõlema suunaliselt saaksid aru, mida on vaja teha, et insener mõistaks, miks on vaja turundada, miks on vaja asjadest rääkida enne, kui nad on valmis. Ja samal ajal turundaja saaks aru, et miks võib-olla kõigest ei saa rääkida ja kuidas asjad päriselt seal nagu tehnilise poole peal toimivad, et ma siinkohal kohe promon täiega meie hea sõbra Martin Raadiku podcasti Forget Oil. Ma ei mäleta, mis oli nende noormeeste nimed, kes käisid seal. Mart-Erik ja Kaspar. Mis nende rollid on? Mart-Erik on meil inseneeria valdkonnajuht ja Kaspar on fundraisingus. Vot nemad kaks käisid siis Martini podcastis rääkimas just palju rohkem selle auto enda ehitamisest, et kui kedagi nagu praegu täiega huvitab, et aga milline see auto üldse on ja kuidas selle ehitamine käib ja mida see ralli näiteks endast kujutab, siis täiega minge kuulake Martini episoodi Forget Oil. See oli jumala huvitav oli seda kuulata. Aga mis on olnud mingid kõige suuremad pekkiminekud selle ettevõtmise jooksul? Ma arvan, et meie esimene kapist välja tulek nagu päriselt läks tegelikult pekki nagu turunduse mõistes ka, millega me ise tulistasime omale jalga, et suure hurraaga alguses nüüd me tuleme, näitame Teslale taga tulesid, loome revolutsiooni transpordisektoris, arendame ikka siukse auto, et on arendatud. Et siis kõik mingi ja tavai kindlasti, teistel on mingi 10 aastat läinud, et enam-vähem midagi saavutada, et te nüüd tulete ja teete ja omast arust nagu kõik korraga ära ja kõigile silmad ette, et nagu siuke nagu seal oli liiga suur annus ülbust enesekindluse asemel. Et me saime hooandja kampaanias küll nagu oma raha kokkuvõttes hooandjas 3. tulemus läbi aegade on ju, aga nagu see kommunikatsioon või see sõnum, kuidas me seda tegime, ühest küljest ma arvan nagu avas meile uksi, aga teisest küljest ka sulges mingisugused uksed, et mingid tüübid nagu olid mingi, et no hästi selle attitude'iga sa võid nagu koju tagasi minna. Ja siis sealt hakkas tegelikult see teekond selleni, et tegelikult me ju asi ei ole selles autos, et kuidas me nagu, siis me läkski, ma arvan, mingi pool aastat aega selleks, et jõuda nagu nende päris miksideni. Ja siis kui me pool aastat hiljem nende samade inimestega, kes alguses kulmu kergitasid, uuesti rääkisime, siis nad olid mingi, davai, võib raha anda küll, see on juba nagu mingi jutt, millest me räägime, et see oli nagu nii õpiku näide minu jaoks sellest, kuidas sa räägid tootest versus sa räägid sellest nagu põhjusest, miks sa midagi teed või väärtustest. Ja see ei näe välja nagu auto? Et igaks juhuks nagu mainin seda ära, et kui te ei ole nagu veebilehele läinud või guugeldanud, siis ja me ütleme auto, see ei näe välja nagu auto, see näeb välja nagu hästi suur seep, meil on rattad ja aknad. Oh my God. Aga see on väga voolujooneline ja väga efektiivne. Ja kuskil oli isegi vahva lause, et see on 2 veekeedukannu võimsusega auto. Ma ei tea, kas see enam vastab tõele. Peaks nii olema, jah. Ta on ikka nagu väga efektiivne, aga mida praegu on vähe, on testimisaega, et me jälle nagu tagantjärele tarkus, millest on, ma arvan, ka mõistlik rääkida, on see, et me oleme ka pikalt rääkinud, et kui pikk on selle auto sõidu ulatus või kui suur või siis, mis meil seal veel on, mis on tippkiirus, kõik need numbrid, mida me nagu arvutuslikult julgesime välja lubada, siis tegelikult nagu mida sa lubad asju välja enne, kui sa ei ole päriselt testinud. Et juba see kommunikatsiooni vahe, et ma tegelikult ütlen, et arvutuslikult see peaks olema see, aga me pole veel testinud, me saame teada. Et praegu jälle mu korraks nagu võttis jala värisema, et me oleme öelnud juba neid numbreid välja, olemata ise seda veel ikkagi sellisel kujul testinud. Mis need numbrid siis on? Makskiirus mingi 140
ja sõiduulatus äkki oli mingi 1000 või 1200. Et aga noh, ilmselt nagu praeguses ajahetkes ei vasta veel tõele ja siis sa mõtledki, et nüüd on juba kõik pekkis, me oleme need välja öelnud, nüüd me ei ole enam tõsiselt võetavad, nüüd me oleme failinud, kui meil täna neid numbreid ei ole, on ju, ja siis jälle nagu insenerid on ka mingi, et fuck, nüüd on pekkis, nüüd ongi nagu, ma ei tea, maist on maas ja enam pole midagi teha. Siis mõtled, et tegelikult kas ikka on, et nagu jah, okei. Ütlesime, arvasime, õppisime sellest ja tegelikult nüüd saame aru, et võib-olla polekski pidanud nii julgeid veksleid kohe välja käima, aga kogu see hooaeg ongi selline olnud, et me arvame, et läheb nii, aga tegelikult läheb nagu täiesti teistmoodi ja kõik asjad on nagu paa. Aga kui suur see nagu siis see reaalsuse ja see nagu vahe on, see expectation versus nagu reality siis? No ongi, me oleme nii vähe testinud, et ma veel ei oska sulle öelda. Auto jõuab Marokosse homme äkki või, et siis seal tulevad nüüd põhitestsõidud, et siin ei olnud ju enam eriti päikest ka, millega testida, kui meil auto valmis sai lõpuks. Et... Autos ei ole õhukonditsioneeriga, ma kuulsin sealt saatest ja Marokos on väga soe. Austraalias saab ka kuum olema. Jah, et see on ka muidugi teine asi, et inimesed üldse nagu vaimselt tegelikult vastu peavad, et see on füüsiliselt kindlasti raske katsumus, aga ka vaimselt kui kestvussõitu teha väga rasketes tingimustes, siis ma ei taha selle piloodinahas võib-olla olla väga ise näiteks. Mis see failure culture teie ettevõttes on, milline? Kuidas te... Failure culture? Jah, täpselt. Kuidas te lahendate? Vabandust, ma siin inglise keeles räägin. Kuidas teil täitsa pekkis kultuur on? Ma räägin, see on väga erinev ilmselt inimeseti, sest nagu mul on lihtsam endal lasta minna või nagu öeldagi, et okei, läks pekki, õppisime sellest ja tegelikult on okei. Et kuigi sa ikkagi põed, mis saab ja kui see hetk on lõpuks käes, natukene mõtled, siis noh, mis siis on? Me jälle õppisime sellest ja kogu see projekt on nagu kõik ongi seotud ja õppimise ja kogemustega, et kui kõik läheks väga latuselt, siis kui palju me tegelikult selle raames midagi õpiksime. Ja noh, samamoodi olles nagu sponsorit, et seda tagasi saanud, et keegi ei oota teilt nagu täiuslikust esimese ega teise ega isegi võib-olla 3. hooajaga, et te peate juba nagu täiesti tippud olema, et minu meelest me peaksimegi või oleksime pidanud juba aasta alguses saadik tegelikult palju avatumalt ja julgemalt kommunikeerima seda, et kui meil nagu pool aastat akud istusid UK's kinni, sest me ostsime need eBay'st kasutatud Tesla akumoodulid, tuli Brexit, polnud dokumentatsioon korras, pidime dokumendid korda ajama, kõik logistikafirmad ütlesid, et neid ei ole võimalik kätte saada, müüge eBay's maha, ostke mingid uued. Meie logistik lõpuks ikkagi nagu leidis lahenduse, kuidas need akud meieni jõudsid pool aastat hiljem. Sama kaua ootasime mootoreid, sest me lihtsalt ei saa neid Austraaliast kätte, enne me ei saanud nagu mingeid asju üldse testima hakata. Kõik võimalikud tarneraskused, elektroonikat on puudu, tudengid põlevad läbi ja on täiesti hallid peast juba sellepärast, et nad peavad seal korona lockdownis istuma mingisuguste keeruliste küsimuste otsas, ilma et keegi neid toetaks, ilma et nad oleks oma meeskonda näinud. Nagu neid igasuguseid probleeme ja takistusi meie teel on ülipalju olnud. Märtsikuus tuleb uudis, et sorry, oktoobris toimuma pidanud Austraalia võistlus jääb ära. Ei saagi minna sinna võistlema, et oma autot proovile panna. Noh, okei, aga lähme siis edasi. Et nagu kogu aeg juhtub midagi. Nagu kogu aeg. Ja siis meil oli ka see, et maikuus on auto valmis, lansseerime, teeme jälle julgelt nagu ütled välja. Ja see on tegelikult see pool ka, kus mina ei ole insener, ma olen kommunikatsiooni inimene ja kus olen mina ka oma õppetunnid saanud, et see, et inimene ütleb sulle, et see saab selleks ajaks valmis. See ei tähenda, et see saab selleks ajaks valmis. Et kuidas me ka nagu väikse sammuga lükkasime edasi seda tähtaega, et millal see auto siis päriselt valmis saab. Et kuigi ma usun, et sisimas tegelikult insenerid ka teadsid, et see järgmine kuupäev, mis nad mulle ütlevad, ei ole realistlik, aga nad ei taha just kui võib-olla ka mind või organisatsiooni alt vedada, et me nagu õpiksime rääkima avatult sellest, kui on pekkis. Ja nagu pigem kommunikeerime asju nii, nagu asjad on, sest et noh, nüüd nagu tagantjärgi, okei, me lansseerisime septembri alguses, näitasime auto ära, auto ei olnud ka lansseerimise hetkel ikka täielikult valmis. Nüüd oli veel peale seda paar nädalat väga kõva tööd ja ma arvan, ta läks ka Marokosse veel nii, et oleks väga palju asju saanud veel teha. Aga lihtsalt see võib-olla mingite ebarealistlike eesmärkide või ootuste seadmine endale ja julgus või nagu hirm öelda, kui asjad ei õnnestu esimese korraga. Hirm teisi alt vedada, ennast alt vedada tiimi, et ütledki, et nagu nädal aja pärast, kui tegelikult sisimas kuskil ütled, no tõenäoliselt on 2,5. Ja, aga seal on jälle vaata, ongi nüüd selline fine line on, et samas kui sa paned nüüd endale nagu neid, ütledki, et see auto on valmis, ma ei tea, 19. veebruar on ja, versus see, et sa ütled kohe, et see on valmis mingi 19. juuni on ja,
et siis noh. Võib-olla ei ole siis 19 juuni ka valmis. Täpselt on ju, et kus on see nagu fine, et see ongi, sa panedki mingi eesmärgi, mis ongi siuke nagu Elon Musk ütleb, on ju oma stretch goal'id, et sa panedki nagu noh, et sa nagu noh, et sa ei lase ennast nagu lõdvaks, vaid sa nagu push'idki selle nagu, et ja siis veel anname, veel teeme, on ju. Ja siis aga versus ongi nagu see, et noh, siis panedki üle ja töötad segaseks ja. Aga ma ütlen nagu uuel hooajal kindlasti nagu selleks on vaja jälle nagu sisemiselt ka tööd teha meeskonnas, aga et kui me ei räägi nendest asjadest, mis on pekkis, siis keda me inspireerime? Meie eesmärk on ju ka väljapoole noori inspireerida ja julgustada ja näidata, et me kõik nagu keerame asju tuksi ja me ei oska kõiki asju, sest et nagu veidi on väljapoole ikkagi jäänud see kuvand Solaride'ist ka, et noh, seal ongi nüüd need nagu mingid ajud koos, et need ju oskavad kõike ja nagu ainult nagu mingi, kõik läheb ülihästi ja me näeme ka nagu värbamisel seda, et inimesed ei julge kandideerida, sest nad arvavad, et nad ei ole piisavalt head, kuigi tegelikult nad väga hästi võiksid sellesse tiimi sobituda ja absoluutselt on väga head. Et kui sa lood jälle selle liiga ilustatud pildi endast, siis lõpuks ei võida keegi sellest midagi. Liiga ilustatud pilt, jah, ei, aga nii on. Siit palun keegi, kes viitsib lõigake see soundbite lihtsalt siit välja nagu see viimased 30 sekki nagu see oli. Ja siis saatke see Kristerile ja las see olla kuskil, ma ei tea. Kus teil üldse kontor? On teil kontor? Kus teil garaaž on? Kus teil base on? Garaaž ja keldrikontor. Siis Deltas meil on viimase korruse ruum, kahe istumiskohaga Tartu Ülikooli Delta majas. Ja siis Taltechis nüüd tuleb uus garaaž ja uued ruumid, mida me hakkame sisustama alles. Kuna me oleme üle Eesti laiali, et siis... See peaks olema kuskil kõlaritest teil tuleme seal iga hommik mantrana. Täpselt. Kuidas te muudad seda kultuuri? Iga päev tiimile rääd tuleb väike soundbite hommikuti. Aga see taandub jälle, ma arvan, mingile sellisele enesekindlusele ja ebakindlusele, et ma ütlen, et ma olen ebakindel, aga mul on jälle ilmselt lihtsam teha rahu nende asjadega kui nagu mõnel noorel tudengil, kes võib-olla ei ole veel läbi käinud mingitest asjadest või kellel ei ole see minapilt ka võib-olla niivõrd paigas, et ilmselt nagu mina 22-aastasena põeksin ka rohkem. Aga sa võtad neid noori nagu kuidagi one-on-one ka, aitad neid mentordada või selles mõttes, et sa oled täna väga palju erinevaid asju öelnud, mida sa tahaksid pakkuda noortele inimestele selle akadeemiana, ettevõttena, aga kes päeva lõpuks aitab reaalselt sellel inimesel, võtab käest kinni, istub temaga maha ja kuuleb tema mure ja räägib seda. Sina ei saa ju 100 inimesega seda teha. Ei tee, aga noh, selleks mina püüan oma nende valdkonnajuhtidega tegeleda. Nad on kõik väga tublid inimesed, nemad omakorda oma inimestega, nii nagu see üldiselt käib, et just seda one-on-one'i kindlasti selle tähtsust jälle nagu, see on klassika. Noh, kõik muud asjad on olulisemad kui, et mis me siin nädalast nädalasse midagi jutustame või kuust, et ma tegelikult olen kursis, mis sa teed, aga see, et sa võtad iga oma tiimiliikme jaoks päriselt aja ja arutad nendega, et nagu see peab kindlasti oluliselt tugevamalt tulema nüüd pilti kõikide tiimijuhtide puhul. Ja me nüüd panustamegi uuel hooajal ka juhtidesse oluliselt rohkem, sest et sealt hakkab jälle kõik pihta, et meil tulebki akadeemia sees nagu eraldi haru ongi see juhtide arenguprogramm, kus me keskendume kõikidele põhikompetentsidele ja juhi rollile. Mega. Kas saab kandideerida? ma olen suht müüdud, jah. Aga no ma räägin, see nagu jälle, et mitte luua liiga ilustatud pilti, on ju, see on jälle kõik see ka visioon sellest, mille nimel me töötame, et kindlasti see ei ole nii nagu ühes, et sa astud sisse ja siis ootavadki sind ees ideaalselt üles ehitatud koolitused ja kõik on sinu eest läbi mõeldud, et see organisatsioon on nagu nii suures arengus praegu, et kõik iga jumala tudeng, kes sellesse tiimi tuleb, siis ta panustab ka organisatsiooni ülesehitamisesse, süsteemide loomisesse, nende samade koolituste välja töötamisse, et see on võib-olla see teine unikaalsus siin juures, et üldiselt kui sulle riik või ülikool või kes iganes pakub mingi MTÜ haridusprogrammi, astud uksest sisse, see on ikkagi siuke kooliformaat, on ju, et sa käid mingitel kohtumistel, saad oma töövihiku, teed ära, inspireerud, õpid midagi, lähed minema. Et siis siin sa ehitad selle kõik ise üles. See ongi siuke veider hübriid, millest on kohati inimestel raske aru saada, et mis asja. Aga see on see osa sellest õppest, et sa päriselt õpidki asju tegema, mitte ainult ei tee neid asju, mida mõni õpetaja sulle kuskil ütleb. Täaga tuleb jälle, mu kallis Helmes tuleb pähe. mu kallis Helmesekene, et ma, nagu seal on väga head süsteemid üles ehitatud, aastaste pikkustest tööstena.
just juhtide koolitamises. Seda asjad lähevad ainult hullemaks, mitte parem. Et sa peaksid kellegi Helmest ühendust võtma, neil on väga hea juhtide kasvatamise programm just läbi siis selle igapäevatöö ja elu. See on väga mingisugune õige mindset juhte aidata ja koolitada. Ja see, kui erinevalt üldse nagu suhtutakse, mis on juhi roll, juba ka jälle see sama tuleb reaali ja humanitaari pool, et kus nagu mõeldakse, mitte alati, aga mõeldakse rohkem inimestele, kus rohkem protsessidele, kas juht peaks olema väga hea oma valdkonna ekspert või ta peaks siiski olema nagu liider, eestvedaja ja nagu selliste nagu sotsiaalsete teatavate oskustega seal juures, et mis see tasakaal on ja kuidas siis valida lõpuks kahe kandidaadi vahel, kus üks on nagu väga tugev spetsialist, aga võib-olla sotsiaalselt mitte nii tugev versus teine võib-olla on vähe nõrgem spetsialist, aga väga nagu heade liidri omadustega. Ma valiks selle teise. Igavene struggle on ju. Aga oleneb natuke see muidugi meie tiimist ja oleneb natuke sest seal ei ole musta valget. Hästi palju oleneb nagu milline tiim on ja on tiime, mis ehitatakse üles niimoodi, kus võetaksegi teadlikult need hästi tugevad spetsialistid ja just tiimijuhid, kes on hästi tugevad inimesed ja nende põhimõtteliselt ainuke ülesanne on terve hoolitseda inimesest. Aga see ei toimi nagu igas kohas, täpselt. Me mingites tiimides mõtleme ka selle sama formaadi peale, kus sul ongi põhimõtteliselt tiimil 2 juhti, et üks on tehniline ja teine on siis nagu admin või siuke. Head mõtted. Jaa. Kutten. Jaa, nii. Kas me tahame Here I go again, 1500 uut eesmärki veel juures nagu asjadel, mida teha paremini ja kuidas, aga see ongi, ega see areng ongi nagu never ending meil, selles mõttes, siis sa jõuad jälle kuskil on ja siis sealt tulevad uued väljakutsed, uued arengud, uued asjad, Ja ma jätkuvalt ikkagi usun sellesse, et kui sul on kõrged eesmärgid ja sa teed neist nagu mingi 2/3 ära, siis on ikka hästi. Jah, et ennast selle juures ära ei unusta täitsa, on ju? Ja, mis kokku leppisime? Võtame kokku. Väga hea, Kristel. Milles me kokku leppisime? Nii, go for it. Enne kella 10 kättesaadav ei ole. Käin trennis ära või teen midagi muud naiseliku energia heaks hingele, iseendale. See ei tähenda nõude pesemist, pesu voltimist. Midagi muud on ju. Täpselt. Mis on nagu väga suur lõks. Kui sa ei hakka tööd tegema kodus kohe. Nii, mis veel oli siis 5, kuidas see nädal nüüd on, siis mõtlesin, et nagu me räägime ikka töönädalast, laps käib lasteaias 5 päeva nädalas, ma saan aru, on ju, mul on lapsi, täpsustame selle on, siis kui ta ei ole haige või mingid muud asjad, räägime nagu niimoodi, nii. Siis sul on 5 päeva nädalas, kus sa oled kättesaadav alates kella 10. Siis nädalavahetustega üldiselt püüaks nii, et ma nädalavahetustel midagi ei tee, sest ma teen nädalavahetusel väga palju välja arvatud siis need mõned korrad, kui meil tõesti on mingid suured ja olulised meeskonnaüritused või tegevused, kus ma pean kohal olema. Aga neid ei saa olla iga nädalavahetus, sest et on 5 valdkonda ja juhatus ka veel ja kui igale poole on vaja mingi strateegiapäevad toppida. Nii. Kuule, see on juba super. Alustame sellest. Rohkem teed üle vaja ju. Ei olegi see, et juba sa võtad enamus hommikud ise endale aega. Või 2 tundi. Boom. No püüame. Boom. Ja nüüd kui kaua sa mõtled siis nüüd teha seda, meil on ikka vaja mingit commitmenti ka, on ju? Vähemalt, kui kaua? Kuni Kats küsib su käest. Ja siis kuni see võiks ikka nagu päris rutiin olla, nii et see toimikski juba nagu pikalt. Nii, aga võtame mingi ees. Paneme ikka nagu proovime aasta lõpuni alustuseks. Väga hea eesmärk. Nice. Väga hea. Ja kes Solaride'is täpselt on need 2-3 inimest, kes aeg-ajalt sinu käest peavad küsima seda? No Karl Tanel tõenäoliselt kuulab, nii et see võiks üks olla Karl Tanel. Shout out. Kui sa oled siiamaani Karl Tanel vastu pean, siis parem oleks saad küsima. Me pärast ütleme Karl Tanel täpselt. Nii. Ja ma arvan, et personalijuhina meil Alice nii hoiab mul silma peal, nii et Alice on... Alice pane kirja tööülesannetesse. Ma loodan, et see on kõik esimesel kohal. Absoluutselt. Ja Alice, räägime järgmine kord sinust siis sinuga nendest samadest asjadest, et ma ei ole mitte ainuke, kes struggle ib samade teemadega. Nii et kala hakkab mädanema peast. Täpselt. Täpselt nii ongi. Kõik saab alguse sinust endast. Iga kord, kui meil midagi valesti on, siis ma vaatan Katsi poolt, ei no see kala hakkab ikka peast mädanema. Aga see on nii, sa saad iga asjaga ainult endale peeglisse vaadata. Ükskõik, mis su elus toimub, see tiimis, ükskõik. Kõik on peegel, nii et nagu boom.
kas sa soovid veel midagi oma tiimile öelda, lähedastele, sõpradele? Need on tänuminutid. Tänuminutid. Kristel, keda sa soovid oma elus tänada? Kui te nüüd niimoodi küsite ja mõtle mitte kedagi, siis oleks nagu veits fail, on ju? Ei, see oleks päris lahe. See oleks julge, see oleks bold move. Peale iseenda, mitte kedagi. Ja ma tulen sealt mehelikust energiast ära ja tegelikult ei oleks mind, kui ei oleks seda seltskonda seal ümber, nii et kogu Solaride'i tiim ja meiega seotud inimesed täiesti hullumeelne kamp ja mehele ka suur tänu, et ta on vastu pidanud kõige selle hulluse, mis siin on viimasel ajal toimunud ja et me suudame siiamaani asjadest rääkida, kui midagi hakkab pekki minema. Ja sinu suur ülesanne on vaadata, et Kristel hommikuti need oma asjad seal niimoodi, ei hakka seal. Me pole mitte kunagi nii palju ülesandeid jaganud saate jooksul. Mul on väga hea meel. Ma arvan, et see on mingi uus asi, mida me hakkame tegema. Me hakkame täiega tegema seda. Me peate tegema siia mingisuguse boardi ka siis, kus te panete kirja. Oh my god, kui hea mõte. See on nii hea mõte. Kes saatele korra, mis toimus, siis Mihkel lihtsalt lepitas kätega pea kohal, silmade kohal, kõhu kohal, igal pool. Ja oli väga excited sellest mõttest, et me teeme boardi sinna ja hakkame mingeid asju kirja panema, mida kõik teevad siin saates. Ja teid ma tahan ka täiega tänada, sest et üliäge kuulamine, enam ma autoga sõitis midagi muud väga ei kuula. See on niisugune mõnus saade alati ja see, et ma lõpuks ka siia jõudsin, on ülikift. Täiega väga lõbus. Samad sõnad. Yes. Täiega tänu. Ja nüüd ma saan aru, et me saame ilmselgelt palju lähedasemaks, me hakkame nüüd kontrollima, mis Kristel siin ikka iga nädalaselt on aega võtnud. Mina ei hakka, ma ütlen kohe ära, ma ei hakka korda kontrollima sind. Mina kindlalt hakkan, sest see on täiega oluline. Mul läheb täiega korda. Selle jaoks ma valisin need inimesed sealt Solaridist välja, kes tegema hakkavad. Solaroidist, mine metsa kats. Ma ütlesin alguses Solaride. Ma ei olnud mingi... No... Wow, aga kus juures see kurat Solaroid on palju keile pärast? See on nagu mingi humanoid. I'm so sorry, vabandust, anna andeks meile. Seal juures on ligast muid põnevaid asju. See võid midagi täitsa pokkis öelda. Mis asi? Solaraid, nagu aid. Solaraid. See on nagu Gatorade. Solaris ja mis seal veel on? Solaris või? No seal tuleb kindlalt mingi go-to gates, ma ütlen kohe ära. Ja, igast värki on olnud, jah. No Solar on ikkagist, selles mõttes ju. Solaride, ma ütlen Solari, mis sa... Solaroid ütledki. Ma ütlesin Solaraid. Mis ma ütlesin? Kui sa kiiresti ütled, kes tegelikult sa ei saa aru, kas sa ütled Solaroid või Solaraid. Kuule, lähme koju ära. Ma lähen nüüd oma Solaride'i tüdrukutega kohvikusse. Nice. Tervitan neid meie poolt. Täiega shout out ja ütled, et nad kindlasti saadet kuulaksid. Muidugi, nad on väga suured fännid. Alles siin Anita repostis seda Alarojastu saadet ja nad kõik on kuulajad. Nii et... Siis on ka tore shout out teile kõigile. Nii tore ja jagage siis Kristeri saadet ka kindlasti kõik. Ja Alar tuleb meile ka äkki vist koolitama loodetavasti lähiajal. Ma peale saadet kohe kirjutasin talle, ta tuli mulle meelde, ta on kunagi Swedis käinud esinemas ja siis aitäh meeldetuletuse eest, et nice. Inimene on olemas. Kus täpselt saab teie tegemistel silma peal hoida? Sotsiaalmeedias, veebis on praegu vana info, seda me hakkame uuendama, nii et mõne aja pärast on veeb kõige adekvaatsem seal. Akadeemiast ei ole kuskil väga palju juttu, sest see on uue hooaja teemaga. No Instas on praegu kõige rohkem sellist Maroko contenti. Team Solaride. Yes. Minge kõik Instagramis jälgima. Kõik followga täiega. Kuulete kõik, minge followga, minge toetage, please. Minu palve teile. Täitsa väikesed, kui followma. Boom. Ma hakkasin ka followma. Aitäh sulle. Aitäh täiega. Väga lõbus oli. Täiega. Teiega oli ka. Tore. Ja nii tore oli näha Davidit siin uksi sisse astudes Solaride'i sokkides. See oli nagu tore kokku sattumus. Sa lihtsalt pidid täna siin olema. See oli mõeldud nii minema. Absoluutselt. Okei, tõmbame otsad siis kokku. Tšau. Tšau.